Tervitus teitele. Ma olen sulle nüüd 2 laubed järjest rääkinud, missust õigust sul on siis, kui sa lennukiga reisima lähed ja mis asi on koduukse müük. Ja kui sa pole eelmist laube kuulnud mitte, siis ma ütlen sulle, et koduukse müümisega ei ole seal mitte midagi pestmist. Nõndamoodi, et lähme aga edasi ikka selle sildi all, et tarbija tunne oma õigusid. Ning see voldig, mis mul nüüd keo, sennel on spetsiaalne pealkiri ka. Puudusega tooted. Ja kui ma seda lugesin, siis läks mu mõte kohe senne peale, et oogitsasune pood olemas, kus ainult puudusega tooted on. Sest moodeeda ahetakse ju kogu see kvaliteete taga ja konkurents on enda tehe, seda terve maailm täis nagu vanasti käine emaste boss. Aga tuleb välja, et mu mõte ei ole mitte õige olnud. Käikse pealt on enne voldigu sisekülges küsimus, mida peab teedma. Ja seal on kirjas, et ega ostet toode peab vastama senne täpsele kirjeldusele ning olema piisavalt kvaliteetne ning heas kordas, et seda saaks eesmärgipäraselt kasutada. See on jutt. Ja mul osi kohe esimene küsimus. Kas see toode peab vastama senne täpsele kirjeldusele ainult siis, kui sa senne ostad? Sest öeldud ju, et ega ostetud toode. Teine küsimus, mis tähendab piisavalt kvaliteetne? Millega seda möödatakse? Ja kui palju see lubab mööda panna, et kvaliteet ikka veel piisav oleks? Mul tuleb siigohtas meeles kärdlemeest Reimann Lärginel ka oma möödtühigud olid. Käiksepealt oli sentimeeter, siis millimeeter, edasi oli lätsamillimeeter ja kõik see lõpuks tundpese jägu. Ja sellepärast ma kardagid, et see piisav seal kvaliteedi kõrvas annab ikka ühna mihesti venita. Teine pealkiri käsib sind kohe tegutseda. Ja seda pead sa siis tegema, kui sa avastad toote kasutamise käikus mingisuguse puuduse. Ning pane nüüd tähele, sennel juhul tuleb kohe toote kasutamine lõpetada. Sa pead kohe poodi tagasi minema ning kaupmehel vandist kinni võtma, sest kirja soo, et ta on aina, kes kõikide suu probleemide lahendamise eest vastutab. Aga ütle mulle nüüd, mis see tähendab? Lõpeda toote kasutamine, kui see toode on näituseks king või saabas, mis mul parajalt jalas on, mille külgest siis mida tee pudeneb või lahti läheb. Tarbijakaitse käsib mul toote kasutamine kohe ei lõpeda. Kas ma pea siis, kui kingal tald lahti pääseb partstiga see tänavat seisma jääma? Ja kui kaua ma veel seda muud seisma? Ja kaupmehe juurde maksa ka õigust nõudma minna, sest sennega ma hakkaks ju toodet kasutama ja seda ei tohi mitte. Ei siia ei aida muud. Kui sul hea on ja näed äkist kedad tuttavad ja kõik see parem, kui tal auto juhtub ka olema, siis sa saad omal kingajalgast vette, autos istuda ning kaupmehe juurde tagasi minna. Aga kaupmehel ka kerge ei ole, sest kirjas on, et kui puudus tuleb ilmseks 6 kuu joosul, siis peab kaupmees oma kulude ning kerjadega tööstama, et poodist ostmise aegus pole soo jalanõul midagi väga olnud. Ja soola veel mehest õigus, sa võid nõuda tasuta parandamist või küsida omal teise kinga või siis sa võid enda hakata alla kauplema või isegi raha tagasi nõudma, kui müüjal ei ole võimalik kaupa paranda või kui müüja ei kõrvalda kauba puutust mõistliku aja joosul. Mis asi ja mis ajaühik on mõistlik aeg? Ja kui palju see tunni või päeva või kuu pitkemaks venidab? Ei, seda pole kuskil pool kirjas. Ja järgmisest asjast ei saa ma ka üldse aru. Ma loe sulle ede. Soolo olemas kõik õigust pretensiooni esitamiseks, kuid kaupmees võib tootele anda lisaks ka müügigarantii, mis peab olema suurem kui suu eeltoote õigused. Ja kina näide ju ka selle juures, et kui kinnelgi Toomasel hakkas printer jokerdama, ta viib senne kaupmehel tagasi ja see pakub taale siis juba 3 aastast garantiid. Ma lugesin 2 korda selle jutu läbi ja mitte kuskis pool ei ole öeldud, et printer ennem terves ka tehtakse. See tähendab siis seda, sa lähed poodi, poemees hernub soole vasta, kirjutab uue paberi 3-aastase garantiiga ja pestab su minem jälle. Ning sool pole muud, kui tuleda ka tagasi, poemehel on ikka rõõmus meel, ta kirjutab soole juba 4-aastase garantii ja ning peale selle, pane tähele kirjas, et ta võib soole peale garantii ka muid üvest pakkuda. Kuule, see läheb ju ühna huvitavaks.
peaks ainult see müüa seal naisterahvas olema ja mool mida trekke minema. Vaada, mis ma sealt ostsin. Et asja tagas tuua. Ma ei tahakski, et garantiid hakkaks kohe nende muude övedega peale. ja kui ma nüüd soo käest küsi. Kuultsid sa kuskil pool senne jutu sees, mis ma siin rääkisin, tootja nimidamast ka? Senne, kes ne praagi on müüki toimedanud. Vaata, otsigid mitte, seda ei ole. Keik see suurem sauna saabkid kaupmees, kes kogu senne pulli eest vastutama peeb, sest puudusega kauba ostmisel mool õigus müüjale kaebus esita 2 aasta joosul alades ostmise päevast. Nõnda, et müüja noorikule aasta otsa naha vahel, kas ma tule kaebusega või ma ei tule kaebusega. A tootja, see õige mees peale kauba ning laseb aga puudusega kaupa edast varpida. Vaata, keik on enda kinasti paikas, et mool tekkis senne juures ka oma mõte. See on senne digitaalse retsepti kohta, millega suure orraga peale hakata ning mees kohe ka peeruks jäi. Teiste sõnadega nad vetsid pool aastat lisa aega. Aga mulle teine ettepanek. Miks jäug nende retseptidega üldse jämama hakadi? Keikse pealt oleks tulnud tabletid elektrooniliseks tehja. Senne järgi arstid ja ööd sammati elektrooniliseks ning viimases lõpuks jälle oleks kõik haigust ka digitaalseks tulnud muuta. Nõnda, et kui sul kodu internet ei ole, siis saab saagid aru, mis sul viga on. Ja kui sa tunnedki, et tervis on GST, siis ei ole mõtet 112 me peale ka mitte helista, sest see on automaatrobot otsas, kes mõistab su ainult teise numbri peal suunada ning see on 62 69 301 Sotsiaalministeeriumi number. Ja kui see ka abi ei saa, vaata, siis ei jää sul muud üle, kui oma mehe hauakõrva Hiiumaa naise viisi õhata. Jah, kallis Gusta, sa siis nüüd lähed ja su elutööks jääb 12 last ning 1 saunakapp. Et see Volbröö nüüd läbi sai, siis ma lähe vaada, kas Ilda pani luua ilusti kuuri alla tagasi, mis ta eile laines või tiirutab seiamaani Paluküla metsa kohal. Olga ning. Külakarla mõtleb. Tervidust teitele. See pörssetaut pole sind veel võtnud. Või lasid sa oma seade 2 juhuks Volbröösse luuaga üle metsa minna. Kuuled sa? Vaada, ma ei saanudki sellest asjast eesti aru. Sest vaada, öeldi ju televiisors ka sedamoodi, et sealiha võib süüa küll, see soole surmatööbi ei too, sest see taud läheb inimese pealt inimese peale. Ja kas ma pea siis sedasi aru saama, et kui ma söö kodu tükiliha ja sa sammati sööd tükiliha ning kui mei siis kokku saame ning keega tere anname, võib juhtuda, keskid annab kineligid musi veel ja siis see oord kripp kallal ja liivaannusel võib avalduse kohe valmis kerjuta. Vaada, mu meelest on kõik sõsust haigust siin maa peale inimese karistamise jäuks loodud. Vaata, kui sa praegu mõtlema hakkad, siis ju hakkas sennega, mis see oli, senne aitsiga peale. Siis tuli Aafrikast mingitsugun viirus, ma kirjudasin senne omal üles ka, mis see oli, see ebule viirus. Mis siis, kui ta soo sesse satub jälle, soo oma liha nenda nobesti nahka paneb, et sa ei jõua taga mitte kauplema hakatagid, kui soost enam midagi järge ei ole. Siis ma ei mäleta, kumb see nüüd ennem tuli, oli see juba linnugripp või hullulehmatöbi, kus miljonid linnudloomad auku aedi. Kui see ei ole mitte vanajumal sõrmna messe, siis ja ma ei imesta mitte üks pärm, kui siin mõne aasta pärast läheb kuskis pool kitse kulleera lahti või mingitsugun mädan lambalööve, mikä jauks mingitsugust ravi, mida ei ole. Sest senneks ajaks, kui teeduse mehed on rohuga valmis saanud, on Pallondra jälle lahti ja uus Pallondra. Sest vaada, seagripi koha pealt ju öeldi ka, et vähemalt 4 kuud läheb ennem kui vastumürki oota ning siis läheb veel 2 kuud, kui katsetust näitab, kas see mürk ikka möödub ka. Ning ma arvan, et ühe korra saadetakse medel sõsunaigus ka, mis on poliitikute, ma vaada jälle, mis sõna see on, poliitikute pandoomia. Ei, poliitikute pandeemia, sedas nad ju pörssagrippi ka kutsuvad. Ning see on sõsun haigus, et kes poliitikasse lähtvad ja siis sigadust tegema hakkavad, need saavad kohe nakkuse käde ning 2-3 päevaga õing väljas. Ning sõsused ei tohi ka mujal matta mitte kui surnuaia taha.
ja põleda neid võib muidud ka, siis tuleb tuhkil sügavasse maa sisse matta, mitte kuskil poole merese visata, sest sellest võib sõsun reustus tulla, et need 3 mangerjad, mis siin Läänemeres veeool, jälle need eitpa tingi ja sinivetigas saab sõsun rammu omal sisse, et tuleb sulle rannaääre hühna kallale. Sa nüüd mõtled, et maale ermus tigemede poliitikameeste peale. Tead, sa ei ole. Ma ole harjunud, et senne pole porratagi mitte midagi, et nad sõsust too. Inimene ju harjub kägega nagu jälle juut poomisegagi, et alguses vähe sipudeb ja nõnda, et äga maa ei ole tegem ette, sest mõne mehe kaidab siis iskid mõistlikud juttu ka aeda. Ja kui nad rääkivad, et mede parlamentis on neid, kes tööd tegevad ainult 1/3 või mis see oli 2/3 ju siis ei tee, siis võib ju neid nõnda palju seal ollagi, mis jauksne ülejäänud mede raha kulutavad. Praegu on Riigikogu justkui elektriline küttekiha, kus soojus häraldub tehet tagumõhtundide muundumisel. Ja kui ma nüüd veel peenemat keeld räägi, siis ma ütlen sadamoodi, et mede valitsuse juhtu ka justkui elektrijuht, mille pisist eritakistus saab mööda ohmude ja Tallinn linnapea kabinetini jäävate meetrite korrudisega. Vaat sadamoodi. Ma eelmist kordas juba rääkisi ka, mismoodi mede eelarve tagasi jonksu saab ja ma arvan, et ma pea veel ütlema. Keskid valitsuse mees juhtub siis nüüd ka kuulma ning võtab moistuse pähe. Kuigi egatsugu maksude tõstmise koha pealt ju hakkas Hansip kohe jälle tiibu lehvidama ja teda oma Saaremees Ligi, mis ta nimi on, ütles ju välja, et maksu tõstmine on anekdoot. Aga mu ettepanek oli see, et lasteedusse maksu peaks igal juhul peale panema. Ning see hakkaks 21-aastaseks saamisega, igalt mehelt hakkaks siis kohe teksuma. Vanast oli see vist 18-aastaselt kohe, aga praegu see noored mehed on veel nii poisigest, et ennem 21 ei tohiks nende käest ametlikult ette tegemist, mitte nõudegid. Ja see peaks olema nenda suur see maks, et kui ta oogid kuskil pool küla pealt ette teinud ja 4 tuule poole kadunud, siis oodal kasulikum oma tehet lapsed omaks tunnista. Siis maksu ei maksa ja kui ta ei tahagi, et naise juurde jääda, alimendid ikkagi, et kohe päev, Ja senne moodiga saaks ju Eestimaa naised tükkes paremini elama hakata ja lapsed oleks ka juurde. Rohkem ma senne maksukoha pealt mede riigiisadele mingit sugust ettepanekud ei tee, sest sennest ma olen nüüd juba ka 2 korda peanud rääkima. Ja kui aru ei saa, siis pole mida tehja, sest nagu veneline ilusti ütleb, jesli tselu vek kuumer, että nad olgu, jesli on turak, että nad sekda. Vaat nii. Nüüd ma räägin sulle, mismoodi mu vanamur aneks läks. Vaata, ta käis ühe päeva Tallinnas, sadedis enne kontrolli mingisuguse sehelmine viga või nagu nad räägivad, et naiste asjad ning vaata, see on suuna haigus, et senne sesse mahtuvad käikaigust. Ning arsti aeg ei ole muidu klappinud, kui pidi jälle umigu lennugiga menema ning siis juba õigem sedamoodi, et lennugiga tulla ka, sest pillet on edastagas 530 krooni. Ja kiirbussiga oleks see teinud 370 krooni, aga senne ajaga sa jõua ju kuskis poole. Sa saad keset päeva Tallinna, jõuad vähe natust ringi vaata ja hakka tagas tulema jälle. Vanamordi edustas mulle ukse pealt muidu kohe, et sa vanamees heimete loodagid, mingit sugust vähki ei ole. Aga ühe asja koha pealt pidi ta ikka hinge kinni võtma küll. Ta oli juba varakult jälle lennujaamas kohal ning mõtles, et võtab midagi näksimist ka. Küsin siis klaasi piima ja ühe piruga ta pole enda vaatanud. Ja selle pirugul oli ka igavne peeni nimi, ta näidas mul sekki ka pärast, see oli tal alles, ma ütles on nime, see oli Croissant kersitäidisega ning see hakkas C-tähega. Ning terve see linnu nokatäis läks tal maksma 45 krooni. Piimatelk oli senne juures veel 15 krooni. Vaata, senne 15 krooni eest oleks ju poodis saanud 2,5 liitrit piima. Ma narrisin veel vanamori, et Soola nüüd jälle ka mede lennukompaniis käsi mihesti seest, et edastagas lennugipilet ja söömine ka veel, et kui nendel nüüd sügise jälle kasumi jägamise aeg, et mine aga siis varakult platsi ja küsi omale ka midagi. Vanamor saatis mu kuu peale, ütles, et järgmises kordes võtab ta kodund omal piruga ja piimapaki kaasa. Ma ütles, et nilbut, vanamor, piimapakiga ei lasta siin mitte lennugi ligigid, sest jälle mine tea, mis vedel ning jälle ohtlik asi see seal sul pakis ei soo ning mis pirugaga eesegaduna võib nende meelest sosus paguda ja nõnda, et soost seal samast Bin Laden tehtakse
kied raudu pantaks ning Kärde lennuvälja asemel teiste terroristidega kinnimajasse saadetakse. Ja asi ja selles mõttes ikka härva karmiks lõinud küll, kui sa mõtlema hakkad. Ning inimest on ise need, kes oma elu keeruliseks mõtlevad, Sii pole ju mitte mäedimesta, kui vana jumal igatsugust taudist maal peale saadab. Nüüd jääb oota, mis asi see järgmine võib olla. Olga ning. Külakarla mõtleb. Tervitus teitile. Nõnda siis, et huome on emadepäev. Ma soovi kõikidele emadele ilust ilma, rõõmsat meelt ja nendel naisterahvastele, kes senne aasta pidid veel naistepäeval lelledega leppima. Ma soovi tead ragid olla, et tulev aasta saaks teiga täie õiguslikult emadepäeva pidada. Ja. Olga senne juurde veel öeldud, et emadepäeva peeti esimest korda 10. mail 1980. aastal Ameerikas kuskil pool Lääne Virginias. Eestis tähistati seda päeva esmakordselt 22. aastal Uterna koolis piduliku koos viibimisega ja üle-eestiliseks läks see päev juba 23. aastal ja käis nõnda kaua, kui venelast 40. sisse tulid ja uuesti hakati meil emadepäeva tähistama jälle 88. aastal. Ja esmapäeva kalendri see märgid veel ühe päevaga see Euroopa päev ehk siis Euroopa Liidu sünnipäev. Ma vähe uurisi ka, et mis sünnipäev see sõsun on. Ja tulebki välja, et 9. mail 1950 pidas üks prantsuse asjamees ajakirjanikudele kõne, mis oligi justkud praeguse Euroopa Liidu akaduseks. Ja sennemaani, kui seda päeva ametlikult pidama hakati, läks veel 35 aastat, ehk aasta oli siis 1985. Moola ässi vähe naeru peale ka, sest 85. aastaks oli mool juba enam jagu mehe teguste mõtme aasta joosul eetehed, kui Euroopa alles oma päeva sai. Ja ei saa unusta, et vanast oli see ju suur võidupüha, mida nüüd sel ajal tohi enam mitte nimitagid. Siis sa oled kohe see natsnoida soor või mesne asjamehe toogis siiamaani Tõnismäele kvindlet ja lillest panevad ja operaatorid võivad vastavahtimist ka saada, kes neid vilmida tahtvad. Aga vanast oli medel Kärdel ju ka, kui see sennepäeva juhtust poodi minema, ühna mõttu tükki suukust asjameest, kennel pealt oleks olnud rünnaoperatsioonitarist ja muidu ei oleks ne konservikarbikaanet kohe mõttu kudad moodi mahtuda tahtnud. Ja kolmas päev on ka veel 9. mail, see on Nigulepäev ja senne päeva ei ole tohtinud oostega tööd teha. 12. mai ehk tuleb neljapäeva see on tuuleristi päev ja see on liikuv püha ja kuulub lihavate järgsete pühade neljapäevade hulka. Ja sennest päevast pidi vanarahva tarkust mööda suured külmad tuuletee vaibuma. Ja tuuleristi päeval panti tuulele vanast midagi välja, oleks näiteks vilja, et tuul seda suveaegu ei lõhuks, põllunurkudesse visadi ka soola, et siis ei tuleks mitte kahjustusi põllu peale. Ja tuuleristi päeva ei olnud hea üldse põllutööd teha. Veel teeti, et kui jälle tuuleristi päeva maad segada ja seda ka messalt seest kasub, võta siis pidi aasta joosul palju tuulekahjust tulema. Tuul lõhub aknatee, murrab metsad maha, tõmmab su läbi ja teeb kõiksugu muud kahju. Nõnda, et ma olen nüüd nende päevadega sul asja klaarinud, mis kõik see tähtsama too, aga preeto vist maailmas kõik see tähtsam see Bin Ladeni tapmine. Läks aega, mis läks, aga kädenad ta said, vettis ju küll peaaegu 10 aastat. Ja see võib mõne asjaga nõus olla, mõnega mitte. Ja ega täit kindlust ei ole ka, et nad ta ikka käte said. Ma olen täitsa nõus selle Rannamäe Märdiga, kes televiisoris ütles otse välja, et see oli mörvamine ja tapmine. Ja mis mood sa seda teistmoodi nimiti saagid, kui jälle Bin Ladenil pole ju midagi põus olnud. Ja see on ühna loll jutt, et ta hakkas vasta. Mis asjaga? Loopis ameeriklasi palveelmestega või? Ja teine asi, kui juba oli täpselt teeda, et Bin Laden seal majas oo, siis pidi täpselt teeda olema ka, et tal mida tukke ei ole olnud. Ja kui need mihed, kes selle operatsiooni tegid, nende suured professionaalid olid, ja seda nad kindla peale olid ka, ja siis oleks olnud ju nalja asi, kas midagi gaasipomm sinna sisse visad, et pärast poleks muud taris olnud, kui võtta vana õla peale, pane helikopteri ja lennud Ameerikasse. Vaata sennest kõigest teema järelduse, et mind tegid teda tapma ja muud mõtted asjal ei olnud.
Teine asi võib olla muidu, et polegid see bin Laden olnud, et kõik oli puhas näitemäng. Sest vaada, nad ju lubast kohe sellest videost ka näita, mismoodi operatsioon käis. Aga kus see video? Ainult seda kuskil pool kirjutas, et see pidi ühna kole pilt olema. Aga vaada siia jälle üks konks. Kui see käik oleks näitemäng olnud, siis see video oleks ju ennem valmis tehet ja nõnda kui maailm nõnda nimetat bin Ladeni käde saamise teed oleks saanud, siis oleks saanud järgmine päev seda videot ka näita. Aga siit ma tee esimese järelduse sõsuse, et nad siiski said vana kätte. Ja nüüd pane tähele, ma tee veel ühe järelduse, et nad pole teda käde saanud ja kuigi video valmis, ei näita nad seda sennepärast, et nad rehendas täpselt samati, kui me praegult maa. Ja, ma ei tea, kas sa said mast aru. Ja kui pole aru saanud, aga siis mida tullu ei ole, sest nüüd jääb ainult oota, milles jälle lennukid hakkavad majade sisse maanduma, metroorongid pommiuniguga miljoniks lendavad ja hulga inimese hukka saab. Ja kui sul meeles oo, käik see praama hakkas sealt peale, kui see tabeljubuss kange kaeltselt ajakirjanikudele tööstas, et Iraakis on tuumapomm ja see tuleb nende käest vetta. Ja seda oled sa ka ju kuulnud, et ameeriklast olid ise seel, nende omad suurt salakuulajad, kes selle tabeljubussil teed andsid, et seel ei ole mitte tuumapommi. Aga mida te ei aitanud? Madin läks ja mis see aina põhjus on? Mitte midagi muud kui nafta. Ja võt seesama augid see kurja juur. Kui saaks nafta ilmast kautada, siis ei oleks mingit suust probleemi. Aga mis asemel paned? Elektriauto või? See on kindla peale, ega ta pidi looduse sõbralik ja vaikne ka ja see, kes linnas nende sammati sõita tahab, selle jaoks autot küll. Nad ju käisid Hiiumaal kasasust näitmes, ega tal ju viga pole midagi. Vähe kõrge taguotsa ka nagu köplase mulliga sa häda hoopis sennes, et esmalt ei ole mool kuskis poolt 35 000 eurot vette, mis on ju rohkem kui 500 000 kroone. Teine asi on see, et ma jõuaks ennega mitte kuigit kaugele. Võtame kas või sedasi, nagu mind eelmise laube kutsudi Kelingi Nõmme linna aastapäeval esinema. Ma tegin enda jaoks linna ajaloo järgi hiiukeelse luuleduse ka ja nad olid nii vaimu täispiid selle ühna oma linna auraamatusse pestma. Ei see senneks, ma tahtsin seda öelda, et kui mool oleks elektriauto olnud, siis ma oleks jõudnud nenda kaugele, kui senne teie otsa, kus sigaste peale keerab. Miinust plussid olekski nullis olnud, aku oleks siis tühaks saanud ja ma oleks pidanud 5 kilomeetrit maad Kelinginõmmel jala käima. Ja kui olekski, et sama see tee otsa oleks saanud kuskis poole tepsli sesse panna ja elektrit vetma hakata, siis oleks 6 tundi aega ennem läinud, kui aku oleks selle täis ennast kaanend. Ja tagassõitmisega oleks ikkagi 2 kilomeetrit maad ennem uue mõisa toss väljas olnud. Võta nende mu meelest siiski õigem, et las need musulmanid elada rahus. Ei maksa neid torki minna. Siis läheb bensiin ka ühe korra odavamaks ja autod saavad röömsalt siin Maarjamaa peal edastagas sõita. Olga Neng. Külakarla mõtleb. Tervitus täitile. Nüüd ma olen sulle me laube kaupa eeseledanud, misust õigust sul siis soo, kui sa poodist midagi ostad, kui sa nõnda ütelda tarbija oled. Täna ma räägi sulle veel 2 asjast ja siis on jokk, sest ma käisin Selveris senne ümmarguse posti juures 2 korda vaatmesa, ühtegi voldikud ei ole juurde olnud tulnud ning sennega tegi ma järelduse, et tarbija õigust on sennega ka lõppenud ja edasi hakkavad ainult kohustust. Moogi ja pretsus on voldikus peelo nooremat sorti meeste rahvas, kinnel linast riidedo votu peal selga pantud ja kulm ka vähekortsu tõmmat. Ta peab sool sõsuse mulje jätma, et ta talu mees. Jõsku oleks need kõik see tolgusemad olevad, kes maailma asjadest aru ei saa ning kinne jaoks sõsune voldik oogid valmis tehet. Ja mu meelest on enne pildi peal petukaupa veel, sest sõsuste sõrmtega mis talutööd ei saagi tähja. Nee ei pea anguvart ega vigadelüsi kinne. Nee ainult pliiatsi, ukselingi ja ühe asja hoidmisega harjunud, aga seda 3. ma sulle raadiumi kaudu ei ütle, sennest sa said isegi Eesti aru, kuigi sa võib-olla oled tõesti talumees. Nõnda,
et kui ma norida taha, siis ma pean ütlema, et sennel voldikul, mis kaebtust kerjudama õpetab, oo juba hakadusel vatskus sees ja käik ei ole kuld, mis hiilgab. A teise külje pealt ega siis käik ei ole sitt ka, mis haiseb. Nõnda, kui sa voldigu sisemise külje kallal lähed, räägitakse käikse pealt kindlasti Riinast, kes omaloo mikrolaine ahju ostnud, aga see ei tahti Eesti tööle hakada. Ning küsitaksegi, et mis see Riina tegem peab, kas ahju kaupmehel tagas viima? No sõsust küsimust ei oleks ju taris mitte küsidagi, sest mestas enne ahjuga siis veel tegem peab, kui mitte poodi tagas viime. Aga edasi tuleb ühna üiumärgiga pealkiri. Müüja vastutab tarbija ees. Ma saas ennest aru sedamoodi, et nõnda kui tal silt rindu soo, et ta on müüja, nõnda ei jäägid tal muud üle, kui kohe muudku vastudama hakata. Edasi läheb sedasi, et kui suulisele kokkuleppele ei saamete, siis peab kaebuse kirjalikult tegema. Ning sii pead käikse pealt oma nime panema, telefoni ka ning käikse jutt sammati, milleks rahul ei ole. Ning siis pantakse ol südam peale, et sa kaebtuse juurde ostuseki koopia paned, et sa senne kauba just jälle sennest poodest sennel kuupäeval saanud oled. Ja siima jäi ju morese. Kuskis poole ei ole kirjas, kes moole senne koopia teeb ning kus kohtas ma seda tegema saa minna. Ma saa aru sedamoodi, et originaali seeki ei tohi mette anda. Mene tea, mis meie sennega teeb. Käkkurdab kokku, veskab menem ning saab hetkid oma poolpiduse mikrolaine ahju kuju tagas menema. Siis öeldaks veel sedasi, et müüja kohustad soole vastama kirjalikult 15 päeva joosul. Ehk siis ma saa aru, et nõnda kui sa kaibus oled esidanud, nõnda müüja sooga rohkem rääkida ei tohi soo kinni, ta peab sul kirjalikult 15 päeva joosul vastama. Ja kui sa kaupmehed kokkuleppele ei saa, siis on suured tarbijakaitsekomisjonid ja kohtud veel kõik see lõpus. Nõnda, et nui 4 soole ehk tarbijale peab õigus jääma. Ja voldigu lõpus on kirja, et sõsust õigust kehtivad egas pool Euroopa Liitus. Ja viimseks hoomul seesone voldik, kus on õpetus senne kohta, misust õigust soo laenu vetmise juures on. Ja ma arvan, et sii pole medel soogasi midad nuppuda, sest see jutt käib ikka nende kohta, kennel raha on ja kes laenu saavad, ning mismoodi laen ennem tähtaega tagasi maksa. Ja sii peab meeles pidama seda, et mingisugust õigust ei kehti, kui suu vöödud laenu vähem kui 200 eurot ehk 3130 krooni. Nõnda teema siit jälle oma järelduse, et kui sool mingisugust õigust ei ole, mis sa sinne tagasi maksmiga siis üldse kebeled, kui see nõnda pisin see laenu. Ja siis ojatab vada nende laenude eest ka, mis piiks ja raha tuleb, ning kuu aja pärast puuks ja raha läheb. Ehk ne on kiirlaenud, mille jälle intressid pidada nõnda kõrged olema, et pangalaenud jõua mitte järgiget. Ning siis hoiadatakse veel senne juba SMS-laenu vetmise juures, et laenuandja ei huvitu sõnu sesse tulegutest ega suutlikkusest laen tagasi maksa. No tule taevas appi, mis jutt siis see nüüd on. Et kui sa pankast laenu tahad, kas siis on nende hoolitsus soo eest ja see tähendab seda, et sa peed oma konto välja võtta nende käde viime, kus pool käik su poole aasta elulugu kerjes on, poodis käimist, bensiini vetmist, mis käik veel. Ja siis tuleb välja, et senne konto järgi soole laenu ei antagid ja ühte kokku see joogid üks suur hoolitsus soo eest. Nende on mul sool jälle senneks korraks kõik no õigused eeseletad ning ma võtta kokku, et kui sul kauba ostmisega mingit sul probleem tuleb, siis on müüa ainam, kedast kõikidest pattudest süüdista saab. Teised pesevad keed pohtaks. Ja lennukiga reisijal, seda ma olen sulle ju korra ütlen, võtta sennest ma rääkisi, kõik õigust siis, kui ta lennujaama tuleb ja sealt läheb. Ehk siis teiste sõnadega lennujaamas sees peed sa oma noka kinni hoidma, sul mingisugust õigust ei ole. Sul on see päeva ka ühna mõtmed õigust, mis tähendab, et kohustust ei ole. Oomepäev ju emadepäev, siis on Euroopa päev, siis on igulepäev ja vanast oli võidupäev ka, aga see on nüüd 23. juuni peale üle viidud. No emadepäevaga selge, siis saavad kõik emad vähemasti lilleõie peuse ja võib-olla midagi muud veel. A Euroopa päeva kohta ma uurisi välja täpselt 60 aasta tagasi, 9. mail tehti esimene samm praeguse Euroopa Liidu väljakujunemise suunas. Nõndamoodi peeneldo kirja pantud,
et sellel päeval olid terved Euroopat ähvardanud 3. maailmasõja oht ja Prantsusmaa välisminister kutsus Prantsusmaad, Saksamaad, teisi Euroopa riikist terase tootmist ühendama. Nähja, et ilmasõda selleks korraks siiski katki ja arvasti Euroopa asjamehed Milanus 30 aastat hiljem, 35 aastat hiljem, et üks päev kalendrist puudu ja 9. mai aidab Euroopa päevaks tehja küll. Nähja, ma arva, et seda pead sa egal juhul tähistama Euroopa päeva, sellepärast mene sa tea, kui kauaks seda vaid Euroopa Liitugi too, see ju praegu käriseb egast poolt. Vaada, mis kreeklast tegevad. Nõndagut jälle va kärpimine peale hakkas, ne hakkas ju kivist loopim ja tuld tegema. Nähja, Nigulapäev on muidu rohkem õigeusu püha ning sennel päeval võid hakata ubast ning ärneid külvama, aga hobusega tööd tehja ei tohi. Nenda osul siis homme üsna mitu päeva ja sa saad eige valida, mis ole keikse rohkem meele järel oo. Aga ma soovi emadele keikse paremat ja veel seda, et teitid ikka tulevasta rohkem oleks kui toome. Olga Neng. Külakarla mõtleb. Tervitust Heitele. Mis siis nüüd oo? Ilma ikka sedas, et mesta punnitab öösse, jääb kraadiklaas alla 10 päeva, ehmadab vahest 20 ka, see ju ikka päikesege. Sest nõnda, kui sa majanuka tagant ikka nina välja pistad, too põhjatuul ja see ju teedagi külm ükskõik kus kohtast ta puhub. Aga mulle meeles, et siin jälle, kui lumi veel maas oli, siis oli üks asjamees ennustamas, et kevad on tüki aega jahe ning kuskis pool juunis alles saab sui täievõimuse käde. Ma olen siin nüüd mitu päeva puid katki peksinud, sai üks vana kasten maha vetet. See oli juba seest ka nõnda tühjaks lõinud, et 2 aastat tagasi tuli lat täiesti tuulevaikse ilmaga parlarragati vasta maad ja vanamor säutsus kogu see aeg, et mess ikka siis oleks võinud juhtuda, kui ta oleks parajate mannipoodist tulnud leivakotiga ja puu alla jäänud. Ma katsus algus küll vähe vastu krantsidega, et mis see soole siis ikka teinud oleks. Puu oleks vähe rohkem peenemaks läinud ja vähem saagemast ka. Ei, see nästi ei ole mida taitanud. Ma kuultsin hoopis seda, et ma pidi ta surma võtma. Ma ütles selle peale, et olege ühna rahus. Kumbkit me teist ei saa ennem teist teie surra, sest kinne õigus oleks siis teise kalla lambut eriti. Vanamur ütles, et ta oleks ammu pidanud omal kidast teist vaatma ning mind jälle pitka laine peale saatma. Ma ütlesin talle, et teed sa, sennest ei oleks mitte me välja tulnud, sest mitte keskid ei oleks end ju tahtnud. Vanamur keeras kahurtoru juba moo poole ja ma ütlesin, et vaada, aga vaada. Sii pole imesta midad, sest kui jälle see teina teed oleks saanud, et sa nii tolgus asjaga jutu järgi, kui ma ole, kui akku oled elanud, oleks ta su päeva pealt me tõue jälle väravast tagasi sisse kupadanud. Jah. Vanamur jäi korra mõtlema ka, et kas ma nüüd ammustasid eda või keertsin ma jutu oma pealt niuhtida peal tagasi, et ta pole mitte aru saanudki. Aga ma ka ei tea, aga ma lõid igaks juhuks välisukse lingi üles ning tõmmas omal suure sähmaka maikuud kopsu põhja. Ning ei tea, mikä pärast mul jälle Mats meele tuli, kes mänspealt naise vettis. Pulmaöö oli ka ja keik oli tiben-toben, aga umiga paneb Mats hoose ette ja noorigu vankri ja viib sen isa kodus tagasi. Ja see muidud küsib, et jälle, mis siis nüüd viga on? Mats vastan täi, ta oli ju süütu. Kui tede oma külapoisid pole teda tahtnud, mis jaoks siis ma teda peab võtma. Kuuled sa, täna ju suur tähtis päev ka, 9. mai. Vanasti oli see ju suur võidupüha. Nüüd see lajab tohi jälle seda mitte nimitagid. Aga siis olid ju meitel sii kärdel ka, kui sa enne päev poodijuhtust tulema, ühna mõttu tükkuse sust asjameest, kenne leere pealt oleks rünna operatsiooni tarist tehti olnud, et muidu ei mahtunud ne konservikarbi põhjad jälle kohe mitte kuidadmoodi. Ja ne mehed olid ju seda aegus kõik tehtud mehed. Aga siis pole enam kidast meele tuledanud, et 41. aasta jälle tulid sakslast nõnda kiiresti peale, et venelast pole mitte Eesti jõudnudkend. Ning sakslastel pole muud üle jäänud, kui jälle kamandanud venelast ka, et rust oli seltsis. Jaa, aga nüüd ma joosi ühe päeva televiisori juurde ermus pleki kolin oli lahti peesnud, vanamor vaadas ka. Ja siis näidaskid, et esamuse veteranid, need Venemaalt, need olid jälle ÜRO-sse mingitsuguse ekskursiooni peal saadet. Ning üks asjamees luges sõsus asja ede,
niisuste riikide, kus pool võidupäev maha saladakse, et niisuste riikide kõrged ametnikud saavad omal paragrahvi selga, kui nad Venemaal lähtvad. Vaada, senega nüüd siis jälle klaaru, et mede president üle Narva silla oma nina pista ei tohigi, muidu meitel enne tähtajalist presidendi valimist ning Rüütel hakkab jälle riigi esimeseks meheks. Ning taal tuleb 9. mai jälle lipupäevaks tehja ja siis, kui sinimust valge tohib vardada mõtta, et ei pea mitte punast tõmbama. Nõnda, et me võime siia Euroopa Liitus olla küll venelastega tekka oma seadusi. Ja see on täpselt samati, kui jälle sool oleks ühes jalges king, nüüd teises otsas kaloss, sest ilmas sa ei tea, millast sa vee sisse võid astuda. Aga medel on ju tänan päev kalendris täiesti emergit ja see on jälle Euroopa päev. Vaata, siis Euroopa Liidu sünnipäev. Ma vähe uurisin ka, et mis sünnipäev see sõsu ja tulebki välja, et sennel kuupäeval 50. aastal pidanud üks Prantsuse asjamees ajakirjanikudele sõsus kõne, mis oli justkui akaduseks praeguse Euroopa Liidu jõuks. Ja senne maani, kui seda päeva ametlikult pidama hakati, läks siis veel 35 aastat, ehk siis 85. aastal. Moo aes see vähe naeru peale ka, sest ma oli ju tükimaad vanem, kui see va kõne peete ning 85. aastaks oli mool juba enam jogu mehe tegust etehed. Ja. Aga mool oli ju ka oma päev. Senne ma kuulutasin välja 1. juunil jälle 2005. Siis ma peesi esimest korda Soole raadiumi kaudu õpetust jagama. Ja nüüd saab sennega 4 aastat täis. Aga eesa veel mooles ei õnne, aga soovin midad, lassi jälle see kuupäev jõuab ega ennem käde. Siis võid mõnuga võtta. Seda sa ju muistad, kui sa televiisors ka kogu aeg reklaamid. Aga eesa pinguda makka. Vaada, see on samad nad kärdele laskunud sõhune meeskine nimi oli Mitu Sergei. Ei pole neid sennepärast mitu olnud, aga taal oli sõsun nimi. Neid oli ikka üks ainam. Ja Mitu Sergei ütles ikka, et ega keur kott see pingutab, kui laulab, aga tema laulab vabalt. Ja täna on ju veel üks päev, need hermus palju päevast, see on Nigule päev. Aga vaada, meitel soogas enne päevaga suurt midagi asja ei ole, sest see oli enam jaudsetude päev ja aina masin, mis sinne päeva tehja ei tohtinud, oli jälle see, et obusega ei tohtinud tööd tehja. Nõnda, et sa võid vabalt senne päeva vahele ka jätta, mida ta ei jõhtu, sest 9. mai peel on sul muud ju tähtist küll asju, kui sa vähegi tahad midagi pidada. Ja me on ju ka äärmba tähtis päev, see on emade päev. Vaat sennepärast soovima naistelegi need lapsedoo emade päevaks keikse parramat ning meestele ka ikka peale hakkamist, et nad lapse tegemist mitte ei unusta. Ma arvan, et Preeto juba jälle mihin enda palju tööta jäänud, et polegid muud, et sa peedkid ennast vähe liigudama ka ja kodu vanamoriliga elu sesse aeme. Ja, sest Preeto ju sedas, et tulevaasta 1. aprillist pidi juba pensionärisid kärpima hakadama. Vada sa katsu siis nobe olla, sest kes teeb, kas sennes aegus enam lapsetoetuskid maksa oo. Nõnda, et ma soovi soole, et tuleva aasta maikuus oleks õnnemat sugu, kidast emade päeva õnnidleda saab, eeka mihesti rohkem kot jälle oomeo. Nõnda, olga ning. Külakarla mõtleb. Tervitus teitile. Need sa põrra oli sui juba ühna keega katsuda, ei saanudki tõues suurt midagi tehja, igi joosis kogus aeg. Aga ma sai pruunikorra juba vähe peale ka. Aga siin nad rääkivad, et ei tohi üldse päigest vette. Ja sennes, mis ta solaariumis, kus poolt naised natuse aja pärast kollaste nägudega välja tulevad, seal tohi üldse käia. Nõnda pidi tervise peal hakkama, et nahavähjad tulema ja kes teeb mis veel. Ja päigesega on sammati. Ütle mulle, mis senne päigesega nüüd juhtun too? Vanasti oli päigesevetmine täitsa tervislik asi, arst soovides plägad ennast õliga veel üle, et aga rohkem peale hakkaks. Ja ei ole kuulda olnud, et keskid oleks haigeks jäänud. Aga nõnda palju ma või siiski ütelda, et Eestimaa päiges on ikka üks õige päiges, aga see lõunamaa oma, see on puhta völts. Ma käisi kunagi, sennest on nüüd juba 30 aastat tagasi, Hiiu kaluriga Gruusias. Nõnda ütelda kultuuri vahedamas. Ma laulsa siis ansamblis ja kui meie esinesim, siis ma pidi lollus ka vahel rääkima. Nüüd on ajad sedamoodi muutunud, et ma enam lava peal ei laula, aga senne eest plära jälle rohkem. Vaata see päiges, mis seel oli,
hakkas särinel peale. Mustas meres käisime ujumas, delfiinid ajasid 11 taga, vägev oli küll. Ja pruuni korra vettis ikka sedast peale, et pimes ei näinud enam kidast, ainult eile järgi said aru, kenneks sa räägid ja kes sul sisse käib. No ma oli ikka mehin proon puiss, kui ma koju tuli. Ja sägid noorid, praegu vanamur siis, vaadas mu peal nenda armund näuga, et ma hakkasin kohe sulikood laulma. Ja läks nädal aega mööda, ma sai sauna see käia ja noori kui nägu venis juba petkemaks, milles ma nüüd, kui preegus aega tulla, juba siis oma vanamuri õige pale nägi. Ta küsis kohe, et kas sellesse litses, see oli siis vähemalt Gruusia lenn, kus me käisime, ja see nimi tähendas ühe kendrali nime, kes suures esamusõjas mehe tegust tegi, et kas me sellesse litses ennast värvisime, sest pruunist oli üsna elepruun saanud. Nädala pärast peale sauna ma andsi siis mehesti vehta ka. Oli kõik see Gruusia päevidus läinud tagasi Mustamere ääre ja pole mul mitte midagi peale jäänud olemas olnud, kui see sama Eestimaa päigest, millega ma ennem lõunasse menekut 2 päeva peesite sai. Ja et täna päev pidada mede oma päigest ka krehtin olema, siis katsus ennegi ikka vähem olla. Ja sii võib ju mingisugune töödera ka sees olla. Ma kuskil poolt lugesin, et päigest teebki pred nalja. Et kui sa kaua lased tal oma peale paista, siis ei tohi unusta, et päigeselu mustad laigud. Ja sa võid päevidades need seltsi saada. Ja mis on sa siis välja need? Nagu Dalmatia koer. Arsti juure ei ole mõtet mette minna. Sa katsu parem olukorraga leppida, söö ega ummigu pesin kausitäis seda WhatsAppid või mis ta ja 6 aja pärast võid juba natust aukumist ka proovida. Ja. Ei ilma üldse hukkas. Siin nad ju ennustavad, et pidi terve maailma segamist pööramine, kes teeb, kas inimene jääbkit maamunapil kränkima. Äkis tehtaks täiesti puhas fuuk ja hakataks otsast peale. Sest vaada, kui sa nüüd näed seda asja, siis on selge, et inimene ise oma elu täitsa persse keeranud. Preetnad televiisoris reklaamivad, et nüüd on õige aeg laenu võtta ja tagasi maksmist hakkavad alles 3 kuu pärast. Ma mõtlen, et see on enneva Bigpanga poolt ikka väga inimsõbralik laenu pakkumine. Ma pean täitsa kaaluma. Seda peaks siis kohe neda palju võtma, kui vähega ta antakse. Ja mis mõte ta tagasi maksa, kui nii käik kuperkuuti läheb. Ja pole ju keda enam ka siis, kes seda raha tagas küsima hakkaks. Nõnda, et mõtles enneva laenu võtmise peale. Ja 3. asi, mis mulle ikka jälle naeru peale ajab, on see Bin Laden. Eelmise korra ma siin rääkisin sulle neid vaid strateegiaid, ja et ma ole kindel, et vana on elus, sest pole seda videod ju siiamaani kuskil pole nähti olnud. Aga nüüd tuleb välja nagu lehed kerjudavad, et vana pole elus, vana pole tapet ka mitte, vana surnud juba ennem rünnaku tee. Kuuled sa, mis asjaks see asi eige läheb? Kui see operatsioon käis kokku ja 48 tundi nagu nad rääkivad ja Obama vahtis kogu see Valgismajas silmpunnis seda pealt, kas siis ennem pole saanud selgeks tähja, et vana on lusiga nurka viskanud, ennem veel, kui ameeriklast ta maha lasksid. Ja teed sa, selle moodiga võib veel see tulla, et need erioperatsiooni mehed tehtaks surnumänitajaks ka. Sest mismoodi sa seda siis nimidama hakkad, et kui vana sööb juba Allahi juures harbuusi ja talle kütetakse peale surma mihine tinauni keskpega söömaaega kerese. Aga mind huvitab nüüd täitsa see, et misuse uue jutu kelle välja tultakse. Sest esimene oli see, et tapedi, teine on see, et elus, 3. ja viimane, et oli ennem juba ees olnud. Mis variantsi veel võib olla? Aga seda juttu, et Bin Ladeni see DNA on kindlaks tehed. Vaada, seda nad võivad rääkida koolis selle mudilaskoori proovis. Ja see, et Venemaa president Medvedev kinnitab, et Venemaale Bin Ladeni tapmine sobib, see ei veena ka mitte üks raas mitte kedagi. Sii võib üks variant olla, et Bin Laden oogid Venemaal ja harjutab seal Šerinovskiga Kalasnikovist laskmist. Ja siis võib olla veel, et oligid vale mees, kes maha löödi ja pärast Bin Ladeniks valedati. Aga ma arva, ja ma olen selles üsna kindel, et pole see Bin Laden surnud ühtegid. Kõik see on paljas mäng.
Sest kui sul meeles on, siis Obama ju lubas keiks enne Al-Qaida välja juurida. Aga mismoodi sa enne välja juurid, kui sul informatsiooni ei ole? Sest ne on ju sõsus poisid seal, kidast jagub igase poole, saab teagid, kus poolne too. Sennepärast ma usu, et vana Bin Laden on ameeriklaste käe. Talle sokutakse egatsugu sodi sisse, mis nad nüüd nimetavad tööseerumiks, nõnda, et ta kõik välja plädiseks ja vaata sennepärast Obama ütleski, et ta juurib Al-Qaida välja, ainult sedasi on see võimalik. Vaat sedas ma arva, jah, Olga Neng. Külakarla mõtleb. Näe, tervidust teitile. Ei, ma poskan nüüd sellest viimase aja ilmaelust mettesotti saada. Vaada, eelmise aasta oli mool mai keskpäeveks valge maikasärk juba selge peevitanud, kui sa must õigist aru saad. Nüüd ma katsuses iga üleeile palju kõhuga õues vähe ringi leekida. Mede kassi õhtust parajate kaju ääres vuntsist pesem, nõnda kui ta mind nägi, tegi sant teeld ja läks haida alla. Näi jooda arusaamist suja ja päigese vetmisega teise too. A öösse vasta reedet panisi välku ja müristamist oli ka kuulda ning ummig oli nõnda suve, et kas keerudas juba trepi ees saba, kui ma õue läksi. Juhan jõhtus ka parajate mei väravast mööda menema, ma küsis, et kus poole ta nii 9 paigus läheb, et kas kodu läpeb leib otsa, et ta nõnda varapoodi jälle jooseb. A Juhan ütles, et ta läheb vaadab kalameeste käest, saab tuule augi. Nad olid eile mörra juba sesse viinud. Aio, siia Balti merese peaks nüüd egade seltsi kala seelde Mehhikulahtest tulema, sest see ju Atlandi ookeanik ka ühendet. Näia kaladel pole seal enam mittemet tähje, sest ma ei usu, et nad nõnda ruttu ümber õppivad, et oma lõpustega naftast apniga muistvad tähje. Sa ikka mõtle ka, missuguse katastroofi inglaste tegid. 4 päevaks oli juba 15 miljonit liitrit naftat 1,5 kilomeetri sügavuselt ookeani põhjast merde voolanud ning seda tuleb ega ööpäev 900 liitrit juurde. Vaada, moolu elupäevad matemaatika meeldinud, aga siimaie rehendamisega edasi, et mõtu massinad kui kauaks oma paagid sennest saaks täis vetta, sest nõnda tark maa ei ole, et kui palju sennest naftast, mis sealt meresest jälle jooseb, diiseld ja bensiini saaks jälle tehja. Johan pole ka teednud. Ja neeva British Petroleum mehed pidid ise nüüd rääkima, et seda ei oleks pidanud mitte juhtuma. No näed, see juhtus. See sammati nad seneva Nord Streami gaasijuhtmega, pane tähele. Nõnda kaua nad siin rääkivad, et mida te ei juhtu, kui ühe korra käid pauke ja siis pole medel Läänemerest ega senne kaladest midagi järgi jäämas. See ju medel kinnine merisi. Ja kui me juba preed kala asemel konna söömist hakkaks harjudama. Kes tead muidu, kas selle siis neidki enam on. Nõnda saab see kokkuvõtte tähi, et inimese käikse suurem vaindlane oda oma lollus, mis mitte õppust vetta ei lase. Näi teine asi on nende töötudega. Alles see kilkast, et tööpuudus on juuniga hakanud vähemaks jääma ja 2 nädalat tagasi rääkis üks töötu jälle kassast naisterahvas Vikerraadios, et sennel aastal tööpuuduse protsent enam ei suurene ning sügis ei ole ka mitte tagasilangemist praegusel tasemel karta. Ning teedustas lõpuks veel röömselt, et kevade tuleb igatsugu hooaja töösid, nõnda et sammhaaval lähme ikka paramuse poole. Vaada, mool oli juba ühna hea meel, et hakatakse seda 100 000 töötude armeed omet ühe korra demobiliseerima. Ja et kevade rohkem tööd pakkutakse kui muul ajal, vaat sennemaale oma naha peal ega kevade ei tulnud, kui vanama edeloeb, mis majapidamises vehegitarist tehjoo, ning millest järgmise kevade ikka 3/4 uuesti tehja tuleb. Aga nüüd ma loen lehtest, et kui eelmise aasta pole jälle 15,5% tööd olnud, siis nüüd on esimese kvartaaliga 30 000 töötud juurde tulnud. Ja kokkuvõttes on see number sõsune, et jälle hüppe 20%, äk siis 1/5 inimestest, kennel keedjalad terve too, nendel tööd ei ole. Ja kokku on see number nüüd 137 000. Statistiga amet, kes ne numbrid on lehte pannud, on siiski tröömsameelne. Nad kirjutavad seda, et inimeste usk tööle eita on paramaks läinud ning seda pidi näitma eitunude arvu vähenemine. Vaadame, sõna nad selle kohta välja mõtlenud, kes kõigele põugu on löönud.
et kui eelmise aasta teises pooles kasus tööotsijatest loobujad arv 11 000-ni, siis tänavu esimeses kvartaalis vähenes see jälle 7000-ni. Kuuleva kalli Statistikaamet, mool osoole küsimus ja sennes on juba vähe vastust ka sees. Nõnda, et sa ei pea hakkama jälle peenid sõnu välja mõtlema ning ei eitus ennast. Ja, sest vaada, kui nende arv, kes töö otsimisele püugu löönud, on 4000 jagu vähenenud, siis ma arvan, et nendest on pooled juba surnud ja pooled on neljast nõnda nõrgad, et need jääks kodunud enam välja mennegid. Aga mul on ettepanek, mismoodi tööd juurde saab ja see on euro tulemisega seotud. Ühe külje pealt ma ooda ise ka kangesti ning ojapõialt, et ta ikka tuleks. Ja teise külje pealt ma taha ka mette teda, sest mu uudisimu on enda suur, et mismoodi Mardi Laar ilma habemeta välja näeb. Ta ju lubas, et kui eurod ei tule, siis ajab suveks habeme maha. Ja juulikuus peaks see klaar olema. Aga selle euro tulemisega sedavisi reporteris ju ka näidas, mismoodi see kaabuga mees Luubi Üller vanalinnast omal eurode ja rahakotti otsimas käis. Sest vaada, euro ju üle 15 korra medekroonist kangem ja et me ei enam jault vaesed oleme, siis mede rehendamine käib ikka sentidega ja senne jauks suuremt kottetaris. Ja need 137 000 töötud, kes medel preeto, nendel olekski viimane aeg hakata nendele, kes jälle töö juures on, neid 554 000 rahakottist tõmblema. Ja siis saab ju Statistikaametist täpselt ka teada, kui suuri kottist kenelegi taris läheb. Ma toosin siuksed näited, et vaada rahva asemikudele, need, kes Toompeal on, jälle, ja teistel valitsuse asjameestel ka muidu, nendel võiks juba vähemalt möötu seljakott olla, kus siis embleem oleks peal, missugune kott, missuguse partei liikme jauks oo. Reformil oleks muidu torav, sotsidel ja Rahvaliidul, kui ne kokku peaks nüüd menema, see oleks kenasti Rugilel jälle punase nelgi kaindlas. Keskmeestel oleks muidu dinasarvik, ja Isamaa ja Res Publica märgil on 3 kõrgepingiliini posti moodi asju kokku muljut. Ei tea, on nendel veel plaanis kennegagi tööhte hakkada või? Aina see pole praegu tähtis. Ja roheliste embleemi peal on praegu seemnedega võilele moodi asi, kus poolt tuul juba mida too meneme viind. Nõnda, et võikski Trandbergi poiste rahakott rohelne olla, sest kui tuul nende embleemi peal edasi puhuma jääb, siis hoogid varsti paljas varsel püsti. Ja äraldi suured kotid peab nende riigi aktsiaseltsi juhtide jaoks õmblema. Senne, Eesti Energia juht, kes aastas 2 miljonit krooni teenib. See peab oma kotile maanduse ka moodima, et kui äkki seda välku lööb, siis ei löö meest ennast koos selle metallihunniga, kui me tal kotti saame, et maa sesse. Nüüd ma läks ise vist palju hoogu, sest nende suurdel asjameestel polegid ju sentide jaoks kotti taris. Nende hammas hakkab ju paberist euro peale ka. Ja teine asi, kui eurod ei tule, siis on ju seda ka välja öeldud, et siis peab hakkama medekrooni edevalveerima, mis mu arusaamise järgi tähendab jälle raha juurde trökkimist. Nõnda, et tulevikus on medel igal juhul suuremat rahakottest taris ja sennega me saame ikkagi tööpuudust vähenda, kui kõik praegust tööotsijad enam ringi klodima ei peaks, ühes kohas paigalistuks ja kottist tähja vorbiks. Kuuled sa täna muidud sõsunpäev ka nagu rahvusvaheline perepäev. Nõnda, et eesa pere juurest mene ja need, kes on läinud, tulge täna korragid tagasi. Ja, olga ning. Külakarla mõtleb. Tervitust teitele. Ma olen nüüd ikka vaatanud televiisorist kogu aeg, mismoodi sedavad riigieelarvet kärbitakse ja sellest ma saan aru küll, et kui kuskis pool too taris mida tee lõigad, siis tuleb lõigada ja mida peal tähja. Aga nüüd on need sõnad ka nenda keeruliseks lõinud, nad jälle Juhani väimehe keedet supp, et saab teab, et see lusiga võtnud või Hiina restoranist pulgat tooma. Mismoodi sa sellest aru oled saanud, kui nad rääkivad töötuse kindlustusest või tööstuse kindlustus või mis asi see on? Ma mõtlen sedasi, et kui on töötuse kindlustus, siis peab sellest aru saama sedasi, et mida rohkem on töötust, seda rohkem peab mei seda kindlustama. Ehk siis, et see töötus on ühna hea asi ja mida rohkem seda on, seda parama seda jälle kindlusta.
vaata, ma ei ole uiema ja peenide sõnadega harjunud mitte. Aga ma pakuks siiski riigimeeste väljas asus mõtte, et kõik aru saaksid, et me ei peaks hakkama tööd kindlustama. See tähendaks nende oma keeles, et töökohtast juurde tegema. Ja vaada, siis oleks asjal ikka mingisugune mõte sees. Aga näi, mis ma siis seled, ega ennest ei muudu õige mitte midagi. Ma katsus vanamorik ka seda asja vähe arvuta. Ta lõi piugu ja käskis mul pliidapuid tuua, et tule korra alla teh ja sojas pidi ju sajadajanas paremini kerkima. Ma pidi juba välja menema hakkama, televiisor oli lahti ning seal seledas üks ühna jäme mutt mida kosmodiskist. Mes taalo aitanud kenasti kõimese ning liikumist tagas saada, et kui ta ennemalt jälle kraanikausi ees nõusid päsi, siis oli sedasi, et hoia vahepeal ühna kahe käega kapi järjest kinni, muidu tuleb pradina haigus peale. Ja siis ta vaada, et kallistab seda vaat kosmodiski seal jutu juures ja seletab, see ta oli justkui pereliige. Ei no sa kujutad nüüd ette, mikäks elu on nüüd medel lõinud. Sa venitad omal ühe kummijurraga nad seljakoti ümber ja see asjandus on kohe soo pereliige. Ma küsis vanamori käest ka, et mis see suuna siit tähendab. Vanamor kähvas, et see on kindlasti üks tarviline asi, ega nad muidu televiisoris ei näidaks mitte. Ja ta isegi mõtlenud, et see pole nenda kallis ka, võiks ju proovida. Tal löövad ka luud jälle vahel tuld ja umigu välja ja kõik kohad on kanged. Ma ütles senne peale, et muidu too sul kõik kohad kanged, kui sa mannipoe ukse juures 2 tundi aega ühe koha peal lahverdad, pole midagi imest, et kondid haigeks jäävad. Vanamor ütles mool, et ta preegi mooga sõsustel teemadel, mis moo eest pidid varjul olema. Ma siis uuris edasi, et vanamor on senne uue pereliikmes edasi, et kui ta nüüd senne perese toob, et see siis tüdruk või poiss ning kenne poolt lapse üldse oo, sest vaada mooteeda mool küla peal pole ühtegid ja tal ka vist mette, sest see oleks ju varsti peal tegemist välja hakanud paistma. Vanamor käskis mul puutee tuua ja vaid olla. Aga vaada õues ma mõtlesin järele, et äkis too see kosmodisk siiski õnna ja asi, sest vaada, kui ta juba su pereliige oo, siis äkist kas on võimalus, et Maalehe vallamajas ja küsis enne jaoks toetust ka, et ta ka toime tulla. Ja praegusel ajaloo ju kõikidel raske ja mei hakkasime siin vanamooriga egaks juhuks 1,5 aastat tagasi, kui juba majanduse langusest PLB-ministri kõik targemad mehed rääkima hakkast, neid viikinglottu pilletise ostma, et ähka võidab medad. Teetsa, medel on omad numbrid ka. Aga mes jälle numbrid vanamaarilo, seda pole ta moole mitte kähtud näita. Et äkiste ma kasutan ja ta jääb siis miljonidest ilma. Ma katsusin talle küll seleta, et kui see patagas tuleb ja sool ning moolo ühesugust numbrit, siis see patagas pooleks läheb ning me saame senne kahe peal ikka käde. Aga vanamur pole nõuse jäänud, et ei tema hakkasi kinnegagi jagama, et juhtub äkist Norras kinnelgi 3. ka sõsust numbrid olema, siis jälle see võidusumma jääb ikka pesiseks küll. Ma ütlesin talle, et ole üsna murete. Sa võid üsna ükskõik me suht numbrit sinna panna, need võidud lehtadki ega kord Norrasse. Ei aitanud. Vanamor leiudes omal veel ühe asja. Sennest maksa muidu mitte rääkida, et ta moo numbrid kohe välja peilis. Sest vaada, ma vaata lehest järgi, mis numbrid oo ja siis on selge, kas sa võitsid midagi või ei võitnud. See ju loomulik asi. Aga vanamor ei ole kinnel ja ega kord, kui ma ütle, et moo pillet pole võitnud, võtab vanamor enne oma käde, et ta läheb kontrollib kärdel putkas järele, kas ikka oosedas või ei ole. Teetsa, see ju seda sammat moodi nad poodis alt ennad toidukraam, mis jälle parim ennem aegu üle läinud. Vaata seda kellaaega passivad konsumis ju meitel kõik. Jooda siis arvab, et kui esimese korraga pole midagi saanud, et siis laseb enatus seista, et kui siis tuleb pihin võid siiski. Ja saad sa nüüd naiste loogikast aru. Ja vaada seda horoskoopi, mis nad reporteris peale ilmateed, et soole ompseks ennustavad, vaada seda ja usu mitte üks pörm. Sest mool oli. Ühe päeva tasi ennustas, et Kalju Ketsel on raha ühna 85%. Ma jäi ka huviga teist päeva ootma, et kus poolt see nähvaga saigi tulemas oo. On ilput.
ma rääkis ju sool, et saisi ühe päev üks vana kastan maha võetud, mis jutu järgi pidi vanamooril kohe pehe kukkuma. Nähi ja seeva oksli kasi ma võtsi elektrisae, mis ma 2-3 aastat tagasi oli vastnud ja hakkas sennega vähe kaasa aitama, sest pole ma kervega mette jaksan neid jupist katke aeda. Ja ma usu, et kui jälle ma pole hakkama saanud, poleks sa ammugit mette saanud. Ja ma pani senne paaru meheste peale. Ühe korraga oli sorts ja valmis ning annan enda palju voolu, kui tahad enam elektrit sisse ei võta. Ma kutsus siis Juhan oma juurde, ta ju elupäevad massinade mees olnud. Juhan pole mitte hakanud lahti vetmega, ütles kohe, et see suitses soolju sisse ning sennes aega pole enam midagi muud tehi, viska nägese pööse ja osta uus. Ja sennega tuli nüüd hoopis sedas välja, et see 85% raha tähendas seda, et seda ei pea mitte juurde tulema, vaid see võib soo juurest ka minna. Sest ma jäi ju korra pealt 1500 kroonist jälle ilma. Ja ma olen täitsa kinnel, et kui sool sel horoskoopis kiskida ennustab, et armastust on enda palju, et ta ei mahu sarigate alla enam mitte jeegid, siis sa võid üsna kinnel olla, et umigu vanamoori kees sa koos lappi saad. Aga muidu ju teise külle pealt on meid elupreet igatepidi huvitav. Enne Tallinnas Lasnamäel avadi suur Austria vorstide restoraan, kus esimest päeva kõik ilma rahata suuga ima said. Näha, kui nüüd paistab, et me te omad inimest seal peaks ostama ette, siis on lihtne. Saadetakse väljamaale kiri, et medel on sõuna kohad, kus neid vorstist saab ja maale kennel, et sakslast on kohe siis söömas. Ei ole midagi ütelda. Eesti nokitseb. Ja, volkaning. Külakarla mõtleb. Tervitus teitile. Kuuled sa? Ma peas oli nüüd kohe rääkima, sest mool sai jeng eelmise pühapäeva üsna täis ja õnnetuks ma jäi ka sel juures ja seda 2 asja peale, kui laulmist asjaks saab nimita. Ja esmalt see mede superstaari saade. Ei, ma ei hakkagi siin midagi ütlema selle kohta, kes välja eeledadi ja kes sisse jäi ja mu meelest on siiamaani see kõik õigesti läinud ja see Märjan poiss peesis ka lõpuks muidu ma mõtlesin, et jääbki tal moodiks viimase 3 hulkast jälle edasi peesijate seltsi tagasi minna. Ja üks on mul kogu aeg lemmik olnud ja jääb ka senneks, see on Saaremaa tüdruk, kes on teele ja ma ennustasin taale juba võidu Aga mis mu südame täis saab, on see, et Sõsuse saate juures hakkab käikse rohkem ilma tegema matemaatika. Mitte eelde lugemise pärast, sest need saab ju kohe käde, kui helistamine lõpetakse. Vaid see, et lauljade arv on pöördvördeline reklaamipauside tegemisega. Ehk teiste sõnadega, mida vähemaks lauljaid jääb, seda rohkem lastakse reklaami, et kuidas moodi saateaeg ikka täis venita. Ma sai just omal vöngi peale tehti, et nüüd läheb jälle edasi, kui need 2 tüki saatejuhti said kumbkid 2 lauset öelda, kui siis üks kohe kaval näuga teedustas, et meil lähme nüüd pisisele pausile, aga te ei jääge meitega. Kui senne moodi kedas läheb, siis lõpuks ei olegi midagi peale reklaami ja natust laulu vahele ka, aga me ei peame ikka nendega olema. Ma saan aru küll, et see on kuum aeg, sest terve Eestimaa ju vaadab seda saadet ja kus siis oleks param veel reklaami teha, kui mitte senne saate vahepeale. Aga senne jagu, mida vähemaks lauljad jääb, võiks ju saade ka lühemaks minna. Sest Sõsune reklaami tegemine kot juudipössiga laskmine. Ei, ma ei tea, kas Sõsunasi üldse olemas on. Aga kui mei poisigest olime, siis sai teinateist tagaed ja kaigas maja nurga pihte sedamodi puruks löödud, et sa ise olid varjus. Oksatükk lendas kus kuri vaim. Ja ma mitte ei mäleda, et kiskid oleks sennega pihta saanud või sedamodi. Sennepärast ma soovida televisioonimeestel ka. Möölgu ikka ennem, kui nad sedamodi inimeste aega raiskavad, sest Sõsune reklaamimine aeb inimesel arja lehtsalt punaseks ja ta läheb televiisori juurest menema. Ja seda ma olen vist juba kuskis poole öelnud, et need 2 tüki saatejuhti ju sennes ametis ikka nenda kehvad, et ma olen ühna ale nendest. Muidu nad ju muistavad näitemängus kenasti kaasa tehja. Ja see jutt, mis nad seal aevad, see on ka ju lahja. Ei ole, see nende süü ju ka mitte, sest keskid Otsepp, kes isegi Lutsu preemia oli saanud, pidad olema need tekstid kirjutanud.
ei, ma ei saa enam mitte aru, kes tänapäeva neid preemiasi jagab ja millest see Luts nüüd süüdu, et sösust, kes selles kättemaksukontoris lolli mängib, naljameheks peedakse. Või ei saa ma siis ise enam naljast aru. Preeto mu meelest kõik see parem osa selles Superstaari saates laulmine ja see, mis see žürii pärast räägib. Muu võiks kõik ei jätta. Ja senne pühapäev saab siis nüüd nähja. Ma katsu ühna aega võtta, kui palju senne laulu saates laulu, kui palju asjalikku juttu, kui palju lolli juttu ja kui palju reklaamist. Siis ma saa soole ka rääkida. Teine asi, millest ma ka mitte ümber ei saa ja üle ka minna ei olada oseva Eurovisioon. Ja ma pea ütlema, kui nendel on Eurovisioon, siis mul on oma visioon. Esmalt ma taha küsida, millal see Venemaa ja Aserbaidžaan Euroopa riikide hulka arvadi. No olga senne Venemaaga hea küll, kuidas oo. Sii võib olla tähendab see, nagu me teile koolis geograafia tundes seledati, et kui Peelin ehk siis Moskva o Euroopa, siis on riik sammati tükis täiega seel. A Bakuust, mis on Aserbaidžaani Peelin, Moskvasse on circa 2000 kilomeetrit. Ja sennepärast ei oska ma mitte üheged valemiga Aserbaidžaanlaste Euroopa rahvaste sega moodida. Siis oleks võinud ju Hiinapoisid ka laulma tuua või siis ne mongolid kurgu eelt tegema, kutsuda. Või siis Somaaliast need peerätikutega pätitähk oleks mõni kaubalaev kaaberdamisest peesend. Ei, seda ütelda ei saa. Aserbaidžaan on rikas maa ja joo siia see koer maet ongi. Mul on meeles, kui ma Vene sõjaväes käisi, siis hakkas üks Aserbaidžaan mooga kangesti sõbraks. Ja ta pole mu nime mitte kuidagi moodi muistnud välja öelda, nenda ma jähigid ta jauks Ljossaks. Et ta seledas, et nende suguvõsal pidi olema kokku 10 000 lammast. Ja isa on enda rikas, et tahtis oma lennugi osta, nõukogude aegus pole sõsust asja mitte lubat. Ja ta kutsus mind kangest omal külla kogu säeg ja ma siis viskasin vehese vimka ka välja, et kui su isa on enda rikas, ta võiks ju mulle auto kinkida. Ja sa kujutad ede, ta jäi kohe tõsiselt mõtlema ja ütles siis, Volgat ei saa, a sapiku saab kendle peale. Nõnda, et kokkuvõttes ma arvan, Euroopale on naftataris, vaata senne pärast see Aserbaidžaan sinna Eurovisioonil laulnu peesiskid. Kõik see on muidu üks puhas poliitika, sest mis moodi peab siis sellest ütlemisest aru saama, nagu Aserbaidžaanlast peale võitu vastast, et me ei soovime oma lauluga Euroopa ühtsemaks muuta. Panid see tähele? Teiste sõnadega nad andvad selgelt märku, et nad tahtvad siia korduloomu tulla. Ja see ju isegi tea, kui me pääsime ainult sennegi, et terve Euroopa peab hakkama ainult lambaleha sööma. Teine asi on Valgevene kinnel jälle seal Eurovisioonil heast ei läinud. Mis see Valgevene Adolf Lukašenko Euroopa kohta ütles? Nad lämmatavad Valgevene egas suunas, nad lämmatavad meid Eurovisioonil nii nagu nad tegid selle noore tüdrukuga. See oli nende suur lauli, see noor tüdruk. Ja kui see ei ole poliitikana, mis asi see siis on? Ja teine asi on lauludega. Ma ütlen sul otse välja, et sii oleks võinud esimese koha käik saada ja samati oleks nad võinud Eurovisioonil ka viimaseks jätta. Üks ermus kargamine, ermus värvide joosmine siia senna ja kõik see käis ka herbse vaardiga. Eestil on läbi aegade olnud moo meelest 3 head laulu, mis olid mede nägu ja oleks võinud vabalt kõik esikohad egas Eurovisioonist saada. Neo Kailage eel, Naagut merelaine ja rändajad. See Pentoni ja Padari ja Everybody, mis 10 aastat tagasi esimest koha sai, moo meelest see nende vasta ei saagid. Ja kui mede muusikad ei mõisteda, siis võiks Eesti senne Eurovisioonil üldse piuga lüüa. Aga muidu sõsuse laulu pärast, mis Eesti laulu peaks nõnda ütelda esindama ja mis tegelikult Ameerika tänavale alleluuja tüüjab, nagu senne aasta oli, senne pärast pole mõtet mitte raha raiskam menne. Olga Neng. Külakarla mõtleb. Tervidust teitele. Mool on nüüd täiesti selge ja ma võis oli kinnita, et nenda kui euromedele tuleb, ükski nenda ei tõuse. Sest hinnatõus tehtakse tükimaad enne uue raha tulekud. Õigem oleks ütelda olevat, senne kui juba algust tehet.
Ja kui siis 13. juulil lõplikult ei otsustaks, et eurole aborti ei tehta, jõulude aegust tulevad VD ja tulevast 1. jaanuarist lähebki sünnitamiseks, vaata siis teedustavad kõik õnnelikude nägudega netsa. Hinnad ei tõusnudki, sest nad juba oma taevalistes kõrgustes. Ja vaada, Bret, ma sai senne just kerja panna, kui oligid muudet. Juba rääkivad, et euro siiski tõstab ühekordselt enda 0,3%. Ja kui sa mu juttu raadiumis mitte laupäeva, vaid pühapäevast kordust kuuled, siis on see number kindla peale juba kerkin. Ja senne juures ei ole ju öeldudki, et kumma raha järgi see 0,3% võetakse. Ma arvan, et siiski euro järgi ning see teeb hinnatõusuks 5 Eesti senti ja katsu nüüd ne 10, kui mitte 100 miljonit kokku rehkenda, mis me sooga vasta pükse saame. Ja hindade tõus, nagu ma ütlesin, ju alganud. Vaada, elekter kütuse aastaga 3% jagu kallimaks läin. Aksiisimaks ja käibemaks tegevad seda, et sa jääd ikka poodis vaatma, ostad sa 2 kurki või 1, kui sul omal kasvuhoones sesust asja ei ole. Ja piima ja võiga samati. Tead sa, ma lugesin kuskis poolt, et Soomes, kus euro juba ammu maksab või kilu 2,58 eurot, ehk medelrahas 40 krooni ja 35 senti. Aga mis medel või kilu on? Võtame ikka selle õige või mitte margariinimesse käiu. See on circa 100 krooni kilu, ehk 2,5 korda kallim kui Soomes on. Ja siin rääkivad, et ehitusmaterjalide hinnad on ka 2-30% tõusnud. Ja see pidada senne pärast olema, et ostmine on sama võrra jälle vähemaks jäänud. Ja kokkuvõttes on kaupmiste käive ikkagi nagu tännem. Piimaliitri hind kisub medelpoodis juba 9 krooni juurde. Neid on kallimaid ka, oleneb sellest, mis asja siis seda pantud on. Aga kui palju talumees sellest saab? Maikuusest talumees hakanud saama 4 krooni 30 senti ja siis peab selles jälle liitris piimas olema rasva ka 4,2%. Ja see, kes piima töötleb, teeb liitrist omakorda 2,5% piimaliitri ja 17 grammi võid peale kauba. Nõnda, et soolosi jägamist küll, kui palju kaupmees oma tasku ajab. Ja üks, kes Soomes elab, kerjudas, et kes tahab kõik see kallimad juustu, saab seda Helsingi kesklinnast ja see on mingisugune Oltermanni juust ja maksab mederahast 90 krooni ja 35 senti. Ja kui sa medelpoodis vaadad, siis see on siin jälle niisuste keskmiste kui mitte odavamade juustude kirjas. Sennego on mul 2 ettepanekut. Linnainimene, kes on rikas, võib ise laevaga Soome piima järgi sõita või laseb sennel soomlasel, kes sii viina järgi tuleb, või ja piima ning juustuselt seltsi võtta. Või panekski sõsuse kaubavahetuse korda mööda käima. Ühe korra tuleb soomlane siia ja teise korra lähed sa Soome, viid nendele viina ja võtad sealt toidugrammi vasta. Ja see, kes maal elab, see võtab omal jälle lehma pidada nagu vanasti, piima saab oma pere jaoks küll ja võid saab ka tehja ja poodis ol sellepärast taris minna ei ole ning kaupmeest nuumada ka mette. Ja eurulasse siis muudkud tuleb. Aga teine asi, mis mulle silma hakkas, oli see, et pensionide maksmisega võib riik jänni jääda. Kuigi sotsiaalminister ütles, et pentsi vähendamise peale ei tohi isegi möölda mitte, sest 40% pensionääridest elab niigid vaesuse piiri peal. Ne on kinad sõnad küll, aga kui Preeto siiski fakt sõsun, et ega kuu tuleb medesuguste jaoks 1,6 miljardit välja käia, aga sotsmaksu jooseb riigikassas ainult 1,3 miljardit, siis kust ne puudu jäävad 300 miljonit veedakse ega kuu. Ma olesin lämpsinud küll, et ju varsti peab hakkam pensionärist kärpima, mujalt enam vätta ei ole, aga nüüd kipub see tööks ka minema. Aga siia aidab sedavisi jah, ma tegi vähe rehenduse ka. Vaada, meil on circa 386 000 pensionäri. Nende hulkas on 40% ehk siis 154 000, kes nii verelevad ja pool nälgas peavad elama. Seda moodi räägib statistiga. Nende hulkas omakorda 6100 nõuksid, kes rahva pensi ehk 2800 krooni kuus saavad. Ehk siis kokku üle 12 miljoni krooni ega kuu riigikassast. Ja et medelotaris 300 miljonit kokku aida, siis hakkamegi kärpima keekse pealt kautamine rahva pensioni saaja tee, sest kauaks neid endid ikkagi too, ega siis sõsuse rahaga keskid nii elama ei jää. Siis võtame circa 115 000 pensionäri, kes üksi elavad.
Sii pole samata, mida toisata, sest kui keskmine pints on 4275 krooni, siis üks inimene senega kaua vasta ei pea. Ja veel siis tuleks kärpida 67 000 keskmise pintsi saajad ning koos rahvapensionäride kärpimisega tulebki 300 miljonit kokku hoidu ega kuu. Riigisadel ei ole enam peevalu ega nuppudamist, loomulik valik teeb ise oma seedust, kui sennel vähe kaasa ka aita. Nõnda lehtne see joogid. Vaada, Tallinnas käib praegu ka poodides hermba nobe seltide vahendamine, sest see lagab 1. juunist ju uus maks, see on müügimaks, mis on 1% kauba hinnast. Kuule ühe külje pealt vett, ma olen nõus, et peelina inimesel senne pärast süda täis on. Aga teise külje pealt peaks su süda ju ka rahul olema, sest sedasi jõudvad seltsed hinnad Medesaarde hindadele järgi, sest Medel on ju kogu see aegkraam kallim olnud, meri on ju vahel ja see paneb juba ennem poodi jõudmist oma protsendi juure. Aga kui peelinna hindadega Medest ette jõutakse, las siis tulgu Tallinna rahvas jälle saarde peale ostma. Neevad kadaguid ja merd ja kajagaid peelekauba ning saavad natusekski tajaks kopsud puhastajku täis vedada. Sennepärast ju Tallinna soogid nõnda palju suitsetajaid, et õhku seal nõnda riustat, et sa peedkid seda läbi filtri sisse vedama. Kuule, oome ju 1. nelipüha ja esmapäeva 2. Rahvakalendri järgi on suvist pühad, kus toodi siis kasetuba ja söömaks olid munad ja kohupiim ja sõir ja korbit ning kaerakile. Ja saunas pead sa ka käima, tantsime, kiikum, laulm, nalli tegem ka. Ning kuule, unusta need numbrid, mis ma soolisi enne Mede lugesin natuseks ajaks ühna olga ning. Külakarla mõtleb. Tervitus teetele. Nüüd pole siin midad enam. Ma pea hakkam Tallinna menema. Seal käib ju suur enam-vähem pakkumine, kes aga peruga juurde saab. Aga ma karda, et ega sealt suurt midad püüda ei ole, sest see on eks ajaks, kui ma sinna jõua kirsid tordi pealt söödud. Ja sa võid nüüd mõjud küsida, et mis asja ma seal valitsus tegema hakka. Vaada, küll midad ikka hakkaks, sest tuleb välja sedamoodi, et ma polegi kõik seal olli. Sest vaada, üle kuu aegu tagasi ehk siis 18. aprillil ma rääkis Soole raadios, et kui Ansip Päiluba tulumaksumete 1 sent tõsta ja igatsuguste muude lollide maksude nagu siia ähvardati naelkummide ja kes teeb mis veel peelt, et senne asemel võiks Vene aegust lastedusmaksu jälle praegust täielises Eesti Vabariikis uuesti peale panna. Ja nüüd ma juhtu siis enne neljapäeva televiisort vaatame ja see va Mardna või kes ta kes jälle arstide järele valvab, et ne kõik mitte Soome ei lähe. See ütles otse välja, et arstide liitus on see asi ka üles vöödud ja kord osasun, et kui sul oogit mingisugune meesterahval viga külges, ei tähenda mitte mida, ega maksad lastedusmaksu, et see läheb siis just kutsene aitamiseks, kelle lapsed jälle oo. Ja mis sa nüüd ütled? Mida on? Aga ma ütle, et kui sii ühe korra Eesti riiku e-pestet ja majanduse langus jälle ülesemäge läheb, siis ma taha ka Ilvese käest aastapäeval mingitsugust risti saada. Ma pea muidu jälle autorikaitses ka käima ning senne niidama ning siis ma hakka lastedusmaksust protsenti saama. Ja rikkus tuleb majase sedamoodi, et jõua mitte kuludagid. Ma ütlesin Vanamorile ka, et ta peab hakkama moosse nüüd suure viisaguse ja tähelepanuga suhtuma, et maale senega nüüd kõikide Eestimaal sündinud laste rihti ei saa. Vanamor vaadas mulle tüki aegu otsa ja ütles siis, et nendel võis sihandene mõte juba tüki aega ennem arudusele alla olla, ennem kui ma sinne välja ütlesin. Ja keskid ei hakkasid tõestama, et ma ole uue seaduse valmis teinud. Ma ütlesin Vanamorile, et kus sa teed? Sõsune mõte võis mul omas endas ka tükki aega jälle aruduse alla olla ennem kui ma sinna välja ütlesin. Ja Vanamor lõi muidu piugi arvas, et ega mida targemad muust loota ei ole ka ning et ta osasusta asjadega juba harjunud. Ja siis kamandas ta mu kraanikausi juurde, et tule vanamees aita vähe. Ma läksi, vaatsi, Vanamoril hambapasta tuub sõrmte vahel, ise kamandab, et me ei peame ka kokku hoidma ja tule aida muljuda, et viimasegid pisaratuubist käde saaks. Nenda me siis kahekesti muljusime ning tuligid üks pisin sorts sealt välja ja Vanamor pöhkes senne kohe oma ambarja peale. Ma küsisin, et kus moodi ma oma proteesid siis lopuda, kui sa kõik tarvidad.
aga vanaema arvas, et see pidi ühne üks käik olema, millega ma kärbseid tapa, plätiga või inge õhuga. Vaada, mis ta ütles. Jah, aga ma loll pole. Medel ju kemmergus ka see mis asi see joogid, mis nad sinne potisesse panevad, millel suur aaso külges ja mille ma 2 korda olen juba katki istunud nende auku umbes. See kemmerga puhastaja, mis ta mis jälle tehed sedamoodi, et see ajab siis sihukest lähne välja, et sul jäägvit, sul on tunne, et kükidud roosipöösaste sees. Ja ma proovis järele. Nenda, kui sa umiga oma asjaga oled korda saanud, võtta kunst hambud suust, teeb piuse, tõmma vett, hoia hambud nõnda kaua, kui käik vurtsa poti pootaks teinud. Ja siis pane hambud uiest suhu ja ma ütlen mehine värk ning kokkuhoidu kammesune. Egaks juhuks ma pole vanamurli seda kohe soovidama hakanud. Aga see kokkuhoidmine oma kõhule möidunud sandiste. Ega vanamar ei kähta ju siis poodist enam ka midagi paramad osta. Ikka mingid suust kõhueered ja kondid, mis särnesupisesse lähtvad. Ja kui sa kogu aeg ühte ning sama asja näust, siis sa pead aema, siis egal normaalsel inimesel tekivad ju gaasid. Oligid sedasi, et ma peesti köökis välja ja vanamar avastas veel seda kohe, et piimasuppa plita peal apuks läinud. Mida tahad? Ei, ma enam julgu, mitte seda katsete. Nüüd ma pane igaks juhuks vardiga õue. Vaata, sa võid nüüd muidu ninakrimpsu jälle vidada, kui sa kangest peinigest ja kommedega oled, et ma jälle sihukest juttu prätae. Aga see ju kõik elust vöödud asi ja kui medel on kriisi aeg ja söömad kehvad, siis peab ausalt kõikidest asjadest rääkima ning raske otsuse vastu võtma. Ja mis sa mõtled, et mul on kerge ega kord õue joosta. Ja aga ühest reklaamist, vaata, mis siin mõni päev tagasi televiisuris näitas, et sellest pole ma mitte aru saanud. Või kuskil pool uus seedust tehed, mida ma pole jälle kuulnud. Ta ütles sedamoodi 2 alkumeetrid. Ühe too asja armastajatele ja teise too professionaalide jaoks. Vaata, vanast olid autojuhiload ka sedamoodi, et olid amatööridele ning siis jälle kutselised autojuhiload, mis olid veel, kui ma nüüd õigesti mäleta, 3., 2. ja 1. liik. Ja see viimane oli keikse kangem, sennega sai juba bussi ka juhtida. Kas nüüd on ja alkumeetrid ka sedamoodi ei jautut, et kes nenda samad iga päev oma autoga sõitvad teistsugust ja kes autojuhtimisega leiba teinud, nendel oli teistsugust alkumeetrit. Ja kui nüüd loogiliselt vette, siis amatööride käest peaks ju vähem nõutama ja professionaalide käest jälle rohkem. Et kas siis amatöör või vähem promillist välja puhuda kui kutseline juht. Seda ma pean nüüd uurima hakkama. Annab televiisurist teise päeva teeda, mis moodne asja too. Mis sa teed? Kriisi aeg. Siin tuleb iga päev üllatusteks valmis olla. Nagu meitel siia ühe laupäeva õhtu. Ma ütles, et ma saa jälle televiisurist ka midagi vaatad, need kärremad, mis sealt tuleb. Ei midagi. Vanamar nenda kange, ei võtta mitte jutuligid. Taldaris neid Ameerika supermotellist nähja. Ma ütlesin küll, et mis asja sa nendest vahid. Sul on esmalt vanus juba sasun, et kui sa nende sega peaksid sattuma, siis teil liib saatejuht pärja igaks juhuks kohe valmis. Ja sind peab ju sentimeetri paila asemel tollipulgaga möödma. Siis sa saad ka sasust numbrit käde, kui teistel on. Vanamur ajas silmad pungi ja kähvas, et mismoodi maa taale sasust asja ütelda julgu, mis mitte tõsi ei ole. Ma ütles, et ise sa aed mu hinge täis ja sihukses olukordas ütleb inimene kõiksugu asju välja ja et ma taha ka televiisurt meid nähja. Aga vanamar pole järgi andnud mitte ja mool oli valida, kas ma lähe või sunni ennast ka seda jibla vaatma. Ma otsustasin viimaks siiski viimase kasuks, sest et mul on üks relv veel. Ma hakka lollist märkust vahel tegema ja see ajab jälle vanamuri hinge täis. Aga siis tuli mul parem ettepanek ja ma ütlesin vanamurili koha. Teinekord teeme sedamoodi, et vaadame sõukest saadet, mida kumbkid vaata ei taha. Siis on rahu maa peal. Olga ning. Tervides teitele. Ütle nüüd, kus pool praegu õigus on. Seda ei ole ja ma karda, et ei tule ka nenda kaua, kui see on süsteemse neva superstaari saatega on. Ma lubas sulle eelmises kordas küll, et ma loen minuudid ja sekundid edemes kasuliku jutu, ehk siis žürii-jutu peale kulub ja laulude peale ka, sest muud pläma ei ole ju mõtet arvesta. Ja mul pole siiski aega olnud seda teha mitte. Aga kui sa muidu vaatasid, siis reklaamidega käis asi täpselt samuti nagu tänem. Saatejuht ütleb 2 lauset, siis ajab kaval näu pähe,
viibutab sõrme ja paneb südam peale, et sa mitte kuskil poole ei läheks. Ja nüüd ma ei lähe ka televiisori edem ette, sest mu lemmikis Odele ja kenel ma juba võidu ennustasin, kukkus välja. Mismoodi see ikka võimalik on? Kas sa olid seal telefoni juures ise laisk ja arvast, et nii pääsib edasi? Ei, ma ei usu, sest vaata sennest on ju keiksaeg juttu olnud ja hoiatati ju ka ikka, et eesõsust viga, et sa jääd arvama, et ta nii edas pääsib. Aga ma usu, et sii asi oli midagi muud mäda. Kui inimene ütles ju ka, et ta tahtis eileta, teeb allu peal, teine toru otsa tumm. Ja siis räägid ju veel, et need, kes senne, mis asi see on, see Eliisaga helistest, et need peavad veel juurde maksma. Kuule, ma ei saa nüüd aru jälle, kas see viga, et peab juurde maksma, tuli senne pärast välja, et teile välja kukkus. Ja kui poleks jälle teile välja kukkunud, siis ei oleks õiendamises ka läinud ja siis poleks viga ka välja tulnud või. Sennepärast on mul kogu selle asja juures oma ettepanek. Teile tuleb tagasi eeleta ja see saade uuesti tehja. Ja kui seda ei taheda, siis on mul veel üks ettepanek. Tulev aasta, võtku žürii omal veel 4 liiget juurde, siis on kokku 7 ja las nad siis eeledavad oma kes läheb ja kes läheb edasi. Mis ma siis nüüd senne pühapesi tee? Ei tea, ei isu enam vaata ei ole. Kuigi taga ma ei ütle, kõik ju laulvad kinasta, mida täiel tehja, kui üks hakkab rohkem meeldima. Ja et just see, kes sul rohkem meeldib, surusti lollide vigade pärast peab laulmise lõpedama, vaata sennega ma kohe mitte kudada ei läpi. Ja olga senne, kuidas on, ega seda vist enam õigeks siiski ta ei pööra. Tuleva kolmapäev. Ja nüüd meeles on 1. juuni ja siis on rahvusvaheline lastekaitsepäev. Ma vähe uurisin ka, et kust poolt see tulnud on ja tuleb välja, et see on tulnud Ameerikas San Franciscost, kus 1925. aastal kutsus Hiina konsul draakoni festivaalile kõik need lapsed, kenel vanemaid ei ole. Ja sedamoodi peedaks seda päeva erinevatel kuupäevadel üle maailma. Ja lastekaitsepäeva ei tohi mitte segamis haeda ülemaailmse lastepäevaga, mis suuremalt jõud riikides on 20. novembril ja hakkas see peale 1959. aastal, mille lapse õiguste deklaratsioon vastu võeti. Siit võib siis seoses järelduse teha, et enne 59. aastat ei ole lastel mitte mingisugust õigust olnudki. Aga ma tahan sulle veel Hiinast rääkida. Ja vaada, Hiinas elab umbes täpselt 1000 korda rohkem inimesi kui Eestis, ehk see on 1,3 miljardit. Ja nad on seda lastekaitsepäeva ikka väga tõsiselt võtnud ning sõsuse seeduse teinud, et peres üle 1 lapse olla ei tohigid. Need, kes maal elavad, seal võib natust rohkem olla. Ja nüüd ma luges, et senne moodi, kui seal viimase 30 aastaga jäänud sündimata umbes 330 miljonit last. Ja tüdrukute sündimist ei taha mitte keskid. Nad pidid ennem kasvõi aborti tegema, tüdrukud ilmale ei too. Ja ilma häbenemata ja avalikult rääkivad Hiina võimud naiste steriliseerimisest. Ja nad on välja räähendanud, et senne moodiga sünnib ega 100 tüdruku kohta 117 poissi ja tulevikus on Hiina poissmehi nõnda täis, et meestel pole lootust kiid mitte omal pruuti leida. Sennepärast on mul sii ettepanek. Kui me räägime Hiinaga kaubavahetusest, siis võiks ju rohkem sennel rõhku panna, et kui me sinna midagi saadame, siis nad saadavad lapsed medel jälle vastu. Küll me näed siia kaitseme. Ja vaada, sennest on veel vähe. Koerdele on seal samasugust seadust tehtud. Shanghais, seal on 20 miljonit elanikku. Seal leidis linnavalitsus, et koerde pidamise reeglid on taris karmiks tehja, sest loomde aukamine on kõik etüütanud, nende junnid on egas pool maas ja nad ründavad inimesi ka, nõnda, et eelmise aasta oli 140 000 koerda, kus koerad inimesel kallal läksid. Ja üleüldse pidi Shanghais preet umbes 800 000 koer olema. Vaat ja sennepärast otsustatigi, et senne aasta mai keskpaikast alates ei tohi ühes majapidamises rohkem kui 1 koer olla. Need inimesed, kennel preet rohkem kui 1, registreerid koera,
Ne ei pea muidut lemmikloomast loobuma, need saavad neid edas pidada. Aga neegi neil koerad registreerimata peavad kõik peale ühe loomde varjupaika viima. Ja kui lemmikloom kutsigad ilmale toob, siis peab koera omanik andma kutsigad, kui neo 3 kuu vanuseks saanud. Sennele inimesele, kinnel koera ei ole, tahab ta siis või ei taha, mitte ta peab vastu võtma ja või teine võimalus jällegi peab varjupaika viima. Ja võt nüüd sa siis teed, mismoodi mujal maailmas laste ja loomdega ja mismoodi neid jälle inimeste eest kaitstakse. Ja olga senne, kuidas moolu ka 1. juunil pisid tähtpäev. Maal Kadiraadius 6 aastat sooli katsugu jutustaind, mis vahel on tõsisemgut nalijoogid. Nende, et sa võid mool natust õnne soovida ja moo terviseks sennel päeval suu magusaks kitte. Ja siis ma tahan sul vähe nõu ka veel anda. Vaada, rääkivad kõik puukist on mehesti ja küll ikka peab nende eest ikka katsuma eemul hoida. Sest ühed puugid pidid seda entsefaliiti levidama ja senne vast aidab vaktsineerimine. Ja teised puugid on jälle porreloosi täis ja kui ta soole noka ihuse pistab, siis sa pead nope olema seda nägema. Siis saab veel ravida, aga kui sa liiga hilja avastad, siis arsten aegu, et võimata, sa võid isegi losiga norka vesada. Ja ma ametus tükk aega, mis asi see kõik see paremini aidab ja ma usu, et ma leidsin ühna hea asja, mis jälle soo tervis eebeestab. Ma nimida seda liimisokiks. Ehk lahti seledatult, võta kummiliimi, tõmma jälad põlvis saadik kokku. Ja kui see kuivab, siis kummiliimo ju elastne, ega ta maha ei tule. Ja puuk võib soole peale tolle küll, aga ta mitte tähja ei saa. Ja kui ja muidud sõsunoht, et puukist on ikka ermva mehest ja saab, et nende sega menema, siis osta kohe egal nahades kummiliimi tuubasid, klidra ennast üle kere kokku. Aga siis sa pead muidud sennega arvestama, et kui sa liimi hakkad pärast maha rollima, siis tuleb see ju kõige karvadega ju ermus valus. Sennepärast ae ennem keha puhtaks, kui sa liimi peale paned. Siis on pärast senne maha võtmine ka üsna lõputöö. Aga üht asja pead siiski veel arvestama, et kui sa ülekeha oled ennast täis pläganud ja pärast puhtaks kaabid, vaada siis kontrolli igaks juhuks kõik välja laske kollektorid üle, kas mõni pole nendest jälle mitte umbe jäänud. Ja nenda lehtne soogid. Nenda siis kõik see paramad ja olga neng. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Mis sa si oskad öelda? Ole sa poliitik või mitte, aga metad moodi siiski too kahu ka, et selle Rahvaliiduga nüüd sedavisi läks. Ma arva siiski, et nad võivad mõned sotsideks minna. Aga suuren ja kui punnib omamoodi ja samamoodi edasi, kuigi termus karvane tunne, kas tuleva kevade Riigikogu valimistel nendel ka midagi välja tuleb. Täitsa kahtlen värk. Sest vaada, kui üks puuslikuks tehet, ja ma ei mõtle seda mitte halvas mõttes, siis kui see kaup kõik. Nenda kui Lenin oli omas aegus partei aumuistus ning südametunnistus. Nenda oli ju Villu Rahvaliidu jauks ammati. Aga nüüd tõmbast kohtunikud aus ennast nimekirjast maha, südametunnistusele ante ka paras pauk pihta ja tulebki välja, et palja muistusega ei tee si tänapäevas enam midagi. Muidud võib ju Rahvaliit midagi plaani rohelistega pidada. Sel ju ka peaaegu, et pereheitmine pooleli 10 visadi välja, ja nüüd on välja viskajad ehk Trandbergi poisid ise senneks korraks nena krae vahel tõmmand. Ja ilmavaatelt võib-olla oleks isegi parem rohelistik kokku menna kui sotsida. Aga Villust ma saa aru küll, sest kui omal sõsun tunne, et pole mette süüdi, siis see on ju loomulik tunne ja täitsa arusaadav, sest sa ju ise tunned sedavisi. Aga netsa, õiguse kaitsjad nägevad jälle teistmoodi ja see ei pruugi soo mõtlemisega mitte kokku menna. Teine asi muidu senneva Euroopa inimõiguste kohtu edasi kaibamisega ja sennega ma peaks siiski ennem natust jälle aru, kui sõsun käik ette võtta. Muidu võib ju juhtudagi, et Euroopa kohus Villu õigeks mõistab, aga millal see ühe korra sünnib? Ma karda, et see võtab nenda kaua aega, et kui see pissiv poiss seal Brüsselis kaotsas seda kraamilaseks, mis meesterahval sealt tulema peaks, saaks ennast Belgiasse ennem suure Soolajärve, kui jälle Villu õiguse mõistmisega ühele poole saab. Ja teise külje pealt, mis saab siis, kui seltsed kohtunikud ka leidvad, et siiski süüdi.
vaata siis pole enam kuskist poole taganeda ega vasta rende lüüa, et ma ole õige mees. Vaata siis sa oled juba üle-euroopalise tähtsuse korjategija. Sennepärast oleks mu nõuanne praegu sõsunen. Ei ole mõtet edasi kaibama hakata. Egade pidi õigem oleks olevat mede ebaõiglust kohut keruda igast pool ja kinnita, kui ilmsõitu üks mees veel all saab. Ja las see Euroopa kohus arvab samati. Ning see soos viidi olemine jääb senne võrra lahjemaks, kui sa must õigesti aru saad. Ja siia ei saa sedast teha, nagu ta üks mees ühe korra Käinevalla kohtus tegi, kus ta õigeks mõistedi. Mees polnud sennega nõus, ning lubas ikkagi ülemkohta edas kaivata. Kui taal öeldi, et miks jäust ja ta edasi kaibab, kui ta nii õigeks mõistedi, põrudas mees russiga laua peal ja ütles, ka ülemkohus peab teedma, et ma ilma sõita ole. Nenda oma soovidus senne koha pealt jah, sõuka. Ja mis siis nüüd me tee presidendist õige tahedakse? Saaremaa tüdruk tahtis ta töötrilt miljonid välja pressida, senne järgi tegi üks tolgus pommi ähvarduse ja võidi üsna nobesti kinni ka. A täitsa, mulle sõund on, et sii võib äkis tegu olla hoopis propagandaga, sest tuleb aasta oli ju see aeg, kus me ei peame omal jälle presidente valima hakkama. Ja kui need, kes siin nüüd riigipead ähvardasid hoopis tükis ta poolehoidjad, kes sõsuste trikkidega tahtvad ülejäänud rahvale märku anda, et ilvest just tulebki valida, sest inimene teeb ju kaastundest palju ja kui sõuke raha välja pressimine ja pommidamine kaastunned ei tekkida, mis siis veel seda teeb? Ma võis olla saladuskatte all öelda, et sii pole taris Toomas Hendrikut mitte ahista, ta validakse presidendiks nii, see on mu ennustamine ja ma olen ennast kindel. Ja teine asi, mis mind on veel mõtlema panda, see, et Eestisse tuleb aga rahvast igast poolt rohkem juurde, kui siit jälle läheb. Ma lugesi ja seal oli kirjas, et sennele, kes mede maa tolmu jälgalt pühib, annab riik seltsi 15 000 krooni. Muutgut mene aga mene. Ja kui veel 10 aastat tagasi läks edasi mõtmeid sadu menema, siis eelmise aasta oli sõukseid ainult 38. Ja kus me teil käiks rohkem rahvast juurde tuleb? Ikka Venemaalt. Ja eelmise aasta kolis siia Ukrainast ka 4 korda rohkem inimesi, kui senne läks. Samuti tuli rohkem Lätist, Leetust ja Valgevenest ja kas sa usud või ei? Statistiga pidi seda ka näitma, et sõsustest riikidest, kui jälle Prantsusmaalt, Hispaaniast, Itaaliast ja Hollandist tuli Eestisse elam palju rohkem, kui siit jälle senne inimesi läks. Vaata, mind teeb see üsna kadeks. Eestisse tultakse küll, aga Hiiumaale mitte medad. Mede tegelik rahvaarv hakkab juba 9000-ga. Ja oli siin kuskil 15 aastat tagasi, kui jälle kirjutati 12 000 ette. Ja sennepärast mida asjad see Hiiumaal tiu moodi venivadki, et inimesi pole, kes aidaks vähe aurusesse vedada. Ja sennepärast on mul valitsuse asjameestel ettepanek. Senne aseme, et 15 000 krooni maksa nendel, kes siit Eestist lähvad, võiks enne raha anda nendele, kes oleks nõus Hiiumaal elam tulema. Ja kui ta siia jääb ning 3 aastat elanud, siis saab veel 15 000 preemiat ning kui ta siin midagi korda ka veel saadab, siis jätakse veel 15 000. See on muidu hea plaan küll, aga ma karda, et peeruks ei jääbki, sest kui põlisiidlane kuulda saab, et nendel, kes siia tulevad raha antakse, hakkab kadedus nenda hinge matma, et helikopter ei saagi muud teha, kui Tallinna ja Kärdla vahelt lennata. Sennepärast uimerdab meisi edasi ja see, mis mujal tehtakse, väga palju korda ei lähe. Ainult, et vaata sõuksel maaelu ühe korra sõsun koht käe, et teise too juba ammu Euroopa 5 rekkam riigi hulkas, aga mei käime siia ikka nõnda palju, kui neid käied senneks ajaks vets peus, sest mene ei saa neid tea, nagu muul Juhan kirjudes. Aga olga senne, kuidas Nüüd ei aida muud, kui ma pea omal õnne soovima, sest sa ei tule nii senne peale. Ja õnne ma soovi omal senne pärast, et küla Karla saab 1. juunil täpselt 5 aastat vanaks. Õigem oleks ütelda olevat, et ma olen soole 5 aastat siin raadiumis laupäummiguti ilmaasjadest rääkinud ning katsunud soole selgeks teha, mis on hea ning mis ei ole ning mis moodi sa ennast üleval pedan pead, et sul kõik Eesti läheks. Ja sennel puhul soovime sul ka kõik see paramad ja kui sa mind edasi kuulda tahad, ja ma lase siis samas vaimus edasi. Olga ning.
Külakarla mõtleb. Tervitus teitile. Ma siia juhtusi üleeile õhtu televiisorit vaatma, kus jälle peaminister esines ja mool jäi seda krepeldama. Sest vaada, Hiiumaal Kärdel oli kunagi sides tööl 2 kinad meest, andku jumal nendel preeteed telefonitraatide tõmmamist. Olnud sõun asi, et telefon helisend, keskind võtnud selle vasta, teises otsas pole aga jutt tahtnud metta, kuida tee lõpede, helisteks on teinapuu viidi. Ja vana Sinijärv Juhan siis, kui ta teeda sai, et helisteks video, küsis siis enne käest, kes toru vastu võttis, et kas ta tänab ka. Teina ütlenud, jah, tänab küll. Senne peale ütlenud Juhan, vaada siis võid toru panna, siis ta on joonud. Sama asi tuli moole meelekut, peaminister televiisoris ka mitu korda ütles muutkud, ma kinnide teitele ja ma kinnide teitele. Siis hakkas mool kahtlust olema. Sest nenda, kui ta midagi juba kinnidama hakanud, et see asi joos edasi, vaata siis sa võid kinnel olla, et pole mette. Kui ta poleks kinnidanud, et meitel pole siia häda midagi või häda ükskõik kudapidi, vaata siis ma oleks isegi vähe uskumi jäänud. Ja seda ka, et meid riigi asjad korda saavad. Nüüd ma enam kinnele ei ole. Nüüd on uus koalitsioon ka valmis tehet, et ei mina tea. Aga mool ei ole midagi selle vastu, et maameeste tarkus ka juurde küsidakse. Aga ma arvan, et jälle sotsiaaldemokraatidega oleks saanud ehk ka siiski hakkama. Aga siia teine mäng, sest ega siis peaminister psallis seda mitte keskid kõvemoogut ta ise oo. Nähi oligi, et Pihlildaris koht kätte näidada. Aga seda ma ütles ole nüüd küll ja pane tähele. Mu sõnad lehtvad täide nad mõtme muugid asjaga, mis ma ennustanud olen. Sest me arvad, et söhurne mees, kinnel on kõik saladust sii teeda nad Pihli loo, jätab senne asja senna paika. Nilbut. Sii hakkab veel asi põnevaks minema, kui mõned jälle suured kalad ühe korra oma päti tegemiste pärast peevavalgese tõmmadakse. Ja seda ma võis olla küll kinnitanud peaministergid, et sügise valimiste ajaks on täis larp lahti. Nad preet ei reegi veel muidud, kes siis siseministriks saab ja ma pole männitar muud ka juhtunud mitte nägema. Ta võiks ju muidu ise hakkada, aga ma arvan, et ta liiga kaval, et sõsust kohta vastu võtta ja pee kohe pakul panna. Sest ta peab ju siis kohe hakkama maavalitsus hee kaotama ja see on ju täiesti ebapopulaarne otsus, nad rääkivad ju. Nõnda, et ma oskas olla preet selle koha pealt täpselt mida öelda. Aga kui see va käibemaks 20% tuleb, siis on ju kõik hinnad jälle sooja moo jaoks kõrgemad, nõnda, et saab, et poodis hakkama olega vaatamisust vorsti või juustuse vastad. Jah, see on imelik küll, et medelo see va 10 kroonine, just see lehtrahvale 10 kroonine, just kui verstapitkune, kus pod lambraududega leigata saab. Ja tuleb välja, et riigil raha mitte kudad moodi ei jätku, aga soolja mool peab teda jätkama küll. Tehki pole ka midagi. Nõnda kaua jälle, kui need mandud tombelt tulevad ja mitte meite õuest, vaata nenda kaua tuleb vait olla. Meie elasime siia ju Vene valitsus üle ja ju elam senne ka, mis preeto. Ja kui siiski luuleliselt öelda, et tunneli lõpus peaks pisin valguskiiri juba paistma, vaada Isamaa liitlas too ju mu meelest kõik keikse targemad. Nad on oma paadi kenasti ankrusse pand, laine loksudab ka vähe ja vaatavad, mismoodi asjad joosvad. Ning ütlevad siiski mõne sõnasega ka. Mardi Laari ohkas televiisoris ausalt, et senes 4,5 miljardisse oli, mis nad see riigivaranduse müümise eest jälle omal rehkendanud, et senes on ikkagi tõhku veel mehesti sees. Ja ta ohkamine oli ju ka ühna pitk. Aga ma lõpetas enne poliitika jutu sest et ega see suurt midagi ei tehend ja see ei huvita ka mitte kedast, teda kuuleb raadiost, televiisorist sööma alle peale. Aga ma tahtsin sul seda rääkida, et kõik see nutigem praegu kõikide ammedete hulkas on politseimehed. Kui see juhtus see mõni nädal tagas televiisort vaatma, vaada, nad on jälle uue asja leiutanud. Nad on asfaldi peale hakanud jälle ristkülikuid maalema, mis peaks siis näitma, kui lesidele sa teisele autole tagantpoolt minna tohid. Jälle üks asjamees ütles ka, et seda peab vähemasti 2 tükki sõukast vahet pidama ja siis on õige. Vaada, nad on ikka ärmva targa, sest jälle
aga mulle kooli ajast meeles see on ütlemine, et 2 tükki paralleelset sirget saavad ka lõpmatuses ühe korra kokku. Võtame nüüd sõsus olukorra, ütlen medelu lõpmatus kee, et kõik autoda ülevaatusele ei käinud, kesked enam juhtidest jälle joonpäega rooli taha ei istu, turvavöö ka kogu said kinni, siis samad kinni, kus autost välja lähed. Ütle mulle nüüd, mõsuse raha eest meite kallid politseimehed omal talveriided ostavad, kui kidast enam trahvida ei saa. Ja nüüd nad oogid leiudanud uue asja. Saab, et täpselt sõsuse vahe maa pidama, kui tee peal märgid näitad, muidu on trahv kallis. Aga mul on sii kohtas ettepanek. Sest vaada, kui sa üle 90 sõita ei tohi ja pead nii täpselt vahet pidama, siis saab ju sedast tehi, et autod võiks üksteise järgi kokku ühenda. Mõtle, kui huvitav oleks vaata, kui see sun rong hakkab Tallinnast Tartu poole venema. Politseid ei oleks ju ka tee peale mitte tarvis, sest kinnelgid pole ju võimalik liiklust ära rikkuda. Mõtle, kui nihine kokku, et see oleks. Aga ma arvan, et kui see koht ühe korra keeo, siis nupudaks jälle mead nõukast välja, et su taskust igal juhul raha kätte saada. Vaada, Vene aegus ju kuulutati, et pannakse siia isegi, et jööd teise koha pealt joosma ning midagi poleks imestanud, kui mere poolt maa poole peale kauba veel. Ja nüüd ma enne lugesin, et isegi, et praamid pantakse nüüd teise kellaaja peal sõitma sii laupõhtu, kui ikka kangest tahetakse, sest see lootuse festival või mis ta see ju nüüd Eestimaal. Vaata, see näidab, et kui sa ikka vana jumalaga kampas oled, siis pole sul häda midagi. Sa saad oma tahtmise igal juhul. Aga ma mõtlen, et joo siis need inimest, kes ega päev praamiga sõitvad ja selle graafiku järgi, mis siis uiajaks kinnitatu, need on kõik jumal salgajad. Sest see nüüd juba aasta või paua see olnud too, kui praami peal sa isegi kadiraadiot ei tohi kuulda ja televiisorile ammu kottpähe veedud, nad timukal ainult kervesa veel puudu. Äkist peaks ka sii vanajumale poole oma pale pöörama, saaks laevasõidu õigus isegi natust uudist kuulda. Aga mis siis ennast rääkida? Me oju, ega on suur püha, see oju 4 pühi, 1. püha. Vaata, siis sa pead jälle kased juba tuba tooma, ja vanast oli veel sedasi, et peidmehed peid pruutidel kaseoksi ka tooma. Aga nüüd on ajad teised ja peidmeestel nõnda nobe, et selle asemel, et oksi tuua, sõidetakse kased hoopis teekõrvast maha. Ja veel üks tähtis päev. See on ju iga aasta 1. juuni, kus tervel maa ilmal tuleb äkist meelde, et nüüd peab hakkama lapsi kaitsma. Ja siis on veel üks tähtis päev. See on mu jääuks. Sest 1. juunil saab täpselt 4 aastat täis, kui sa mind Kadiraadios kuulma hakkast. Nõnda, et ma soovi kõikidel häid pühi, et jälle lapsed saaks kõik kaitstud ning peame siis nüüd omal ka midagi soovim või? Ei tulegi meelde praegu. Joo, vanamar teeb. Olga ning. Külavarla Mött.